Palvetame, enne kui ma hakkan veel jagama siin konkreetselt seda teemat. Isa, ma tänan sind, et su sõna on meie jaoks valmis pandud. Isa, palun, et sa avaksid mulle sõna ukse, rääkida neid asju, mis on sinu südames, selgusega, konkreetsusega. Ja isa, ma tänan sind, et sina oled see, kes muudab inimesi. Isa, anna inimestele ilmutuslikke teadmisi, mitte informatsiooni, vaid ilmutust, kuidas tulla teatud asjadest välja. Isa, lahendused, vastused, las tulevad taevast. Isa, ma tänan sind selle hea eest, mis sa teed meie seas. Isa, su sõna vormib, kujundab ja annab meile tarkust rohkesti. Jeesuse nimel. Aamen. Nii, kiitus Jumalale. Ma räägin edasi Jumala tarkusest. Ja see on oluline teema. Me nii-öelda arutasime või rääkisime ka seda osaduses grupis koos olles seda teemast. Ja mulle tegelikult oligi selline asi südames, et ma kuni sinna maani ei teadnud tegelikult, mis nagu rõhu ma toon järgmisena sisse või mis suunas ma lähen. Ja mul oli tunnistus, et ma saan just selle samas grupis olles ja täpselt seda ma saingi. Ja õpetussõnade 4.1. Ja ma hakkan just rääkima sellest ka, kuidas seda tarkust saada. Ja kindlasti sa kuuled täna võib-olla tuttavaid asju, aga ma tahan just panna sellesse konteksti, kui me räägime sellest teemast just. Ja õpetussõnade 4.1. Ja sulle öeldakse niimoodi siin siis. Kuulge pojad, kindlasti tütred kamusun, isa manitsust ja pange tähele, et õpiksite mõistma. Sest ma annan teile hea õpetuse, ärge hüljake mu juhatust. Kui ma alles olin oma isa poeg, õrn ja ainus oma ema hoole all, siis õpetas mind mu isa ja ütles mulle, su süda hoidku minu sõnu, pea mu käske, siis sa jääd elama. Taotle tarkust, taotle mõistust, ära seda unusta. Ära kaldu kõrvale mu suu sõnadest. Ära seda hülga, siis see hoiab sind. Armasta seda, siis see kaitseb sind. Tarkuse algus on see, taotle tarkust ja taotle mõistust kogu oma varanduse hinnaga. Pea seda kõrgeks, siis see ülendab sind. Kui sa seda süleled, siis see austab sind. See paneb sulle pähe ilupärja, kingib sulle kauni krooni. Nüüd üks fraas, mis siin jookseb nendes kirja kohta või selles konkreetsetes salmides läbi, on just taotle tarkust. Nüüd, tarkus on sulle kättesaadav ja meie osa on midagi teha selleks, et sellest osa saada. Amen. See ei kuku sulle lihtsalt pähe, see ei saa sulle lihtsalt osaks iseenesest, vaid sinul on vaja midagi omalt poolt teha selle jaoks. Nüüd see sõna taotlema võib-olla natukene kõlab võib-olla natuke võõrapäraselt või kõrgelennuliselt. Tegelikult see räägib sellest, et sina otsustad igatseda, sina teed omapoolse osa selleks, et sulle võiks osaks saada see. Meil on ka teistes kohtades, ütleme, kirjakoht, kus öeldakse ka, et tarkus hüüab tänavail ja mida ta on välja pakkumas. Tähendab seda, et Jumala tarkus ei ole midagi saladuslikku, ei ole midagi sellist, millest me nagu ei saa osa ja me kuidagi ei saa seda mõista, vaid see on midagi sellist, mis on kättesaadav. See on sinu jaoks valmis pandud. Amen. Kiitus Jumal, midagi on siin südames keelemas. Halleluja, oota mõne hetke, see ei tee midagi halba. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et sinul on head plaanid valmis pandud meie jaoks. Isa, ma tänan sind sinu püha vaimu liigiolu eest ja juhatuse eest ja nõuande eest. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluja. Ülistus sulle, isa. Austus sulle, isa. Austus sulle. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluja. Kiitus sulle, isa. Tänu sulle, isa. Halleluja. Isa, ma tänan sind heade asjade eest, mis sul on valmis meie jaoks pandud. Tänu sulle, isa. Halleluja. Kiitus Jumalale. Ineha avredes tö zempo ore, ketrevides töso semi entre, zemo olkre testese foa. Kui sa võtad Jumala sõna, kui sa võtad selle sõna, mis on sulle abiks, mis on sulle nõuandeks ja mis on sulle juhatuseks,
võtad selle sõna ja rakendad selle, teed selle järgi, siis sa oled tark mees, siis sa oled tark naine, sest sa saad nägema, et see, mis sa oled teinud, on olnud see, mis Jumal on sinu jaoks plaaninud. Tema sõna ja tema sõna järgi tegija on see, kes on tark. See, kes teostab selle, mis on Jumal valmis pannud, sest tema sõna on tarkus ja see on see, mis sind viib ka edule ja mis sind teeb ka tugevaks. See teeb sind kindlaks ja stabiilseks keset keerukaid olukordi, keset situatsioone, kus sa ei teagi isegi mida teha, aga see sõna tuleb sulle südamesse, see sõda tuleb sulle meelde, siis tee selle järgi ja sa näed, kuidas tulevad vastused, kuidas tulevad lahendused ja kuidas tuleb tark ja hea tegutsemine. See tuleb esile selles situatsioonis. Seepärast tee selle sõna järgi ja püha vaim tuletab sulle selle sõna meelde ja sa võid näha, et sa oled targasti tegutsenud. Ja aastate pärast seda sa võid hiljem ka näha, kuidas see tarkus ja see õige käitumine on toonud sulle edu, hoidnud sind probleemidest, hoidnud sind raskustest, hoidnud sind keerukatest olukordadest ja pannud sind ühte kohta, kus sa ei aimanudki, et sa saad olema. Ja see teekond, mis suunas sa liikusid, saab olema just selline, mis Jumal on plaaninud su jaoks ja see ongi see tarkus teha selle sõna järgi ja näha, et see viib sind edule, viib sind edasi ja toob sind kohta, kus sa võid näha, et Jumala plaan ja Jumala eesmärgid saavad teostatud. Halleluuja, kiitus su isa. Tänu sulle, isa. Halleluuja, halleluuja. Tegelikult see oli osalt märkmetes ka. Kui sa loed Matteuse evangeeliumi 7. peatüki 24. salmi, sa võid selle vaadata ilksamisi, siis seal ta räägib tegelikult kellestki, kes on siis tark või meie vanem eesti keele tõlge tõlgib selle kui mõistlik vist, ja vaata korra Matteuse 7.24 ütleb, et igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, on võrreldav mõistliku mehega. Nüüd lainud tõlge tõlgib selle kolme erineva sõnaga. Ta tõlgib selle mõistlikuks, arukaks ja targaks. Niisiis see inimene, kes siis on mõistlik, arukas ja ka tark. Nüüd ta kirjeldab tarka inimest siin. Mis see tark inimene teeb? Kes ehitas oma koja kaljule. Ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja söössid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ehk siis ta kuulis sõna ja tegi selle järgi. Nüüd, millest see tähendamist sõna räägib? See räägib inimestest tegelikult, kus inimesed kuulevad Jumala sõna. Üks kohtadest on kristlastena kogudus, kus inimesed peaksid Jumala sõna kuulma ikkagi. Ma loodan ikka. Kahjuks vahest mõndades kogudustes isegi ei kuule, sest et see on niivõrd nagu lahjaks vahest muutunud, aga tänu Jumalale, kui sa oled kohas, kus ikkagi Jumala sõna on väga olulisel kohal, siis sa kuuled Jumala sõna. Nii, aga sa kuuled kõigepealt sõna. Nüüd seda teist osa, selle järgi tegemist, sa nagu öeldakse, üldreeglina ei saa alati siin samas koha peal teha. Ma ütleme, teatud situatsioonid on, kus sa võib-olla kohe rakendad, hakkad võib-olla kohe kiitma Jumalat või kohe tegutsed või kohe liigutad usus ennast või midagi taolist. Aga üldreeglina sa ikkagi teed seda pärast hiljem. Nüüd see, kas sa osutud targaks, seda ei määra see, kas sa olid koosolekul kohal või ei olnud koosolekul kohal. Või see, kas sa kuulasid jutlust või ei kuulanud jutlust. See ei ole see, mis määrab, kas sa oled tark, vaid see, mis sa nüüd sellega teed, määrab selle, kas sa oled tark. See on väga oluline asi tegelikult, et me mõistaksime selle peale ja vahetevahel isegi meil endal on niisugune hea rahulolu tunne. Ma olin koosolekul kohal, ma kuulasin, vaatasin ilusti hoolega piiblist järgi ka, mis räägiti ja nüüd ma olin midagi väga head ja vajalikku teinud. Ja sa tegid midagi head ja vajalikku kindlasti, sest ilma kuulmiseta sa ei saa nagu sellega tegema hakata. Aga nüüd see teine osa, me ei tohi seda unustada. See on seesama, mis on seesama, et sina võtad ja nüüd selle rakendad. Miks me näiteks oleme pannud ka need kirjakohad, ütleme, mis iga nädal me anname teile. See ei ole lihtsalt see, et midagi uut ja põnevat sulle tekitada, vaid just on selles mõttes, et mõte on selles, et sa võiksid võtta ja selle nüüd ka leida selle praktilise rakenduse.
Amen. Sest vaata, vahel inimestel on see, et ütleme, nad on lugenud 1. Korintlaste 4-8, 13, 4-8 tahtsin öelda, siis armastuse kirja kohta. Aga sul tuleb mõtiskleda, kuidas sina seda oma elus praktiliselt konkreetsetes situatsioonides ja olukordades rakendad. Siis, kui sa oled silmitsi võib-olla inimestega, kes käituvad sinuga halvasti, kui sa oled silmitsi võib-olla olukordadega, kus on, nagu öeldakse, keegi ütleb sulle midagi või midagi negatiivset toimub, sest et armastus on see asi, midagi, mis me peame rakendama just keset keerukaid olukordi. Amen. Siis, kui meil on nii-öelda nagu viltlikult vastuseis just. Amen. Ja see sama, just sa rakendad selle. Ja siis ta räägib samast mõistlikust mehest ehk targast mehest, kes ehitab oma koja kaljule. Ja ütleb, ja ränk sadu tulid ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstid vastu seda koda, aga ta ei langenud, sest tema alus oli rajatud kaljule. Ja nüüd 26 salm, ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, aga ei tee nende järgi, on võrreldav jõleda mehega, ehk siis rumala mehega, kes oma koja ehitas liivale ja ränk sadu tuli ja tulid vetevoolud ja tuuled puhusid ja sööstid vastu seda koda ja ta langes ja tema langemine oli suur. Kas sa märkad need probleemid, mida ta võrdpildina kirjeldab siin, siis ränk sadu, vetevoolud ja tuuled ja söössid vastu seda maja veel lausa, mitte lihtsalt niisama natukene. Need tulid mõlema vastu. Ja üks püsis ja teine kukkus kokku. Ja vahe oli milles? Ehk ta võrdleb seda, siis üks oli kaljule ehitatud, teine oli liivale ehitatud, aga mis see tähendab, see kaljule ehitamine? Vahest me meeldib ka kristlasena tsiteerida, ma olen oma elu ehitanud kaljule. Mismoodi sa ehitad oma elu kaljule? Tehes selle sõna järgi. Amen. See sama, et sa rakendad konkreetselt. Mõtled selle peale, kuidas seda rakendada ja leiad sellele konkreetse rakenduse konkreetsetes olukordades. Ja see on väga määrav. See ongi tegelikult see, mis ongi tarkus ja see on, kuidas sa nii-öelda, kui oled Jumala sõnast tarkuse saanud ja kuidas sa nüüd selle hakkad ka rakendama. Amen. Nüüd läheme laulud 32 ja 8. Nüüd, kuidas siis seda tarkust ka saada? Üks on siis seesama, sa leiad selle Jumala sõnast, selle tarkuse. Amen. Ja nüüd, kui sa rakendad seda, siis oled tõesti sellegi ka tark. Aga nüüd siin hakkab rääkima ühest teisest alast, millega me hakkame tegelema rohkem. Laulud 32:8 ütleb. Sa ütled, ma teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Ärge olge nagu hobused, nagu hobueesli ilma aruta, neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. Nüüd see 8. salm võib-olla jääb natukene jällegi võib-olla raske kohe mõista, aga ma loen sulle, kuidas Laindut tõlgib selle 8. salmi, ta ütleb niimoodi. Mina, issand, õpetan sind ja juhatan sind teel, mida sa pead käima. Ma annan sulle nõu, hoides oma silma sinu peal. Nii siis, kui me räägime tarkusest, siis on olemas tarkus, mis on piiblis kirja pandud, ehk siis Jumala sõna, mille järgi sa teed. Aga nüüd sinu elus on mitmeid olukordi, mis ei ole täpselt Jumala sõnas kirja pandud. Aga sul on vaja teada, mida ma peaksin tegema, mismoodi ma peaksin tegema, kas ma peaksin tegema või ei peaks tegema. Ja see on väga suur tarkus. Näiteks mul tuleb sellega seoses meelde üks asi, mis Kenneth Hagin on seda ise rääkinud. Ma ei teagi, mis aastatel, tal oli päris mitmeid situatsioone, kus Jeesus talle, nagu öeldakse, otseselt nii-öelda täiesti nähtavalt ilmus ja rääkis temaga päris pikalt. Ja tegelikult võib-olla sinule üllatuseks, võib-olla see ei ole üllatus sulle ka, enamus tema raamatud, eriti need paksemad raamatud, on tegelikult lähtunud nendest nägemustest, mis Jeesus talle isegi nii-öelda otse ilmudes on rääkinud. Aga kui sa need raamatud loed, siis ta ei viita nendele nägemustele praktiliselt üldse mitte. Mis pärast? Sest ta rajab selle mitte sellele nägemusele, vaid kirjutavad Jumala sõnale. Ta toob välja, see kirjakoht ütleb nii, see kirjakoht ütleb nii ja selgitab lahti, see kirjakoht ütleb nii, selgitab lahti. Ja tegelikult, kui sa loed raamatud, mida ei ole kahjuks eesti keele tõlgitud, mille nimi on, ma usun nägemustesse, inglise keeles I believe in visions, siis seal on tegelikult juttu nendest nägemustest.
Ja tegelikult siis sa avastad seda, et kuule, see on ju selle raamatu oma, see on selle raamatu oma, see on selle raamatu oma. Ja ta on tegelikult saanud need asjad just nägemuste kaudu, aga ta ehitas kõik selle Jumala sõnale, mitte lihtsalt nägemuse kogemusele. Ja ta ei rõhutanud ja ei jutlustanud seda, mul oli vägev kogemus, Jeesus ilmus ja rääkis minuga. See ei olnud tema põhisõnum, vaid ta rääkis sellest, mida Jeesus rääkis. Okei, lähme tagasi nüüd selle juurde, millest ma tahtsin peale hakata. Ja ühes nendest nägemustest teiste teemade seas, aga see tegelikult tuli ka just jõukuse teema ja see oli tegelikult tema jaoks siis isegi üsna uudne. Ta rääkis pühavaimu juhtimisest ja ütles, et kui sa õpid olema pühast vaimust juhitud, siis ma teen sind rikkaks. Mõne inimese jaoks kõlab see väga oi. Nüüd küsid, mismoodi see seostub üldse selle teemaga? Jumal tahab sind rikkaks teha, mis asi? Püha vaimu juhtimise kaudu või? Kas tõesti? Nüüd me leiame, meil on Vanas Testamendis juttu Saalomonist, kes oli oma ajastus kõige rikkam, võiks öelda, kõige rikkam inimene selles perioodis vähemalt meil ei ole teada vähemalt tolles ajastus. Ta oli tohutult küllust ja jõukust. Ja ta oli tegelikult, millest ta alustas? Ta palus Jumala käest mida? Tarkust. Nüüd, mis asi see tarkus? Ei olnud lihtsalt, see ei ole teadmiste kogumik, see, ta teadis hästi palju. Ei. See oli see, et ta oskas seda informatsiooni, millega ta kokku puutus, õieti käsitleda õiges ajastuses, õiges situatsioonis, õigeid asju öelda ja õieti tegutseda. See oli seesama tarkus. Ja nüüd see ongi, mis asi on pühavaimu juhtimine. Ta juhib sind, mis sa peaksid tegema, mis sa ei peaks tegema. Ehk siis sa käitud õieti, tegutsed õieti teatud olukordades, teatud situatsioonides ja see ongi tegelikult tarkus. Ja see ongi sama just, kui Kenneth Hagin ka Jeesus ütles, et kui sa õpid püha vaimust olema juhitud, siis Jumal, ta ütleb, ma teen sind rikkaks. Ja ühe asja ta lisas veel juurde, selle Jeesus selle juurde. Mul ei ole probleeme sellega, et minu rahvas või minu lapsed on rikkad, vaid mul on probleeme sellega, kui nad raha armastavad või himustavad. Amen. Nüüd me peame neid kahte asja eristama. Ma tean, sa oled siin koguduses käinud ja oled kuulnud mind ka jõukusest rääkimas ja ma tean, paljudel kristlastel on see teema, nagu öeldakse, sükene põlu all või süke pahaks peetakse seda asja. Sellepärast, et selles suhtes on üks väga vale suhtumine, see on tegelikult isegi ohtlik vale suhtumine, on see sama, kus peetakse raha ja rikkust väga halvaks asjaks. Ja arvatakse, et see on midagi väga negatiivset. Ja kui räägitakse üldse, kui keegi räägib rikastest inimestest või jõukatest inimestest või siis need kindlasti võivad olema ebaausad ja kuidagi ebaausal viisil selle saanud ja ma ei tea, mingisuguste, mafioosod või taolist. Nüüd see Saalomon ei saanud oma rikkust ebaausal viisil. Ta ei olnud mafiooso, ta ei tegelenud mingisuguse, ma ei tea, mis iganes nahaalsuste või mingisuguste räigustega või taolist. Ta ei varastanud oma raha kokku. Jumal oli see, kes andis talle, ta ütles, et ma annan sulle tarkust ja annan sulle ka rikkust. Niivõrd tohutut rikkust ja Jumal oli see, kes andis talle seda. Amen. Nüüd, kui rikkus oleks väga halb asi, siis Jumal oleks öelnud, et sa tarkust võid saada, aga seda rikkust ja jõukust ma sulle küll ei saa anda. See ei ole üldse hea, see on nii halb. Ta ei ütle seda. Ta ütleb seda, kuna Saalomon igatses sulle tarkust saada, siis ta ütles, et ma annan sulle tarkust, aga ma annan sulle ka rikkust ja jõukust. Sa võid vaadata, siis me vaatasime neid samu kirjakohti eelmine kord ka, et ta sai seda. Miks pärast, sest et tema igatsus oli saada tarkust. Nüüd me peame aru saama, raha ei ole kõige kurja juur. Amen. Ma võtan korra see visuaalne pilt on vahest hea, ma loodan, mul siin on midagi just füüsilist, mõtlen paberi kujul. On see nii väike rahanumber. No näitame ikkagi teda. Mul hea meil oleks suuremalt näidata. Ma tean, sest et see ajab vahest mõne religioosse inimesele turri, kui ma näiteks 100 eurost midagi taolist. Siis mul ei ole praegu suuremat raha tehta. Kas sa tead seda, ükskõik kui väike see number siin on, 10 on suhteliselt väike, sellel paberil ei ole mitte mingit iseloomu. Tema on iseloomuta asi täiesti. Nüüd, sellega ei saa väga palju võib-olla teha, kui ütleme, see number oleks suurem midagi taolist, siis selle sama rahaga võib teha midagi väga negatiivset,
Kui ta ütleme, oleks näiteks 100 eurot, siis sellega, ma ei tea, mind ei huvitagi ausalt, palju näiteks pudeli viina maksab. Aga sellega saaks osta mingisuguse koguse viina ja ennast nii-öelda segaseks juua. Ja siis selle eest vist ei saa, ma ei tea, ma pole kursis. Aga ja samas selle samaga võiks Jumala riiki toetada, evangeeliumi kuulutada ja edasi väga palju või inimesi aidata, kes on puuduses, tõsises kriisis. Nüüd, kas see raha on selles süüdi, et üks tegi sellega mingisugused suuri rumalusi ja teine tegi midagi sellega väga kasulikku? Ta on lihtsalt vahend. Temal ei ole iseloomu, ta on paberist, tegelikult ta ei ole 100% paber, aga no mis iganes see materjal on. Ta on igal juhul vahend lihtsalt. Ja me peame aru saama sellest, et me ei pea kartma raha ja me ei pea pidama seda negatiivseks oma olemuselt, vaid me peame aru saama, et meil on seda vaja kui vahendit. Ja selle omamine ei ole üldse halb asi, aga piibel hoiatab, et me ei saa seda asja armastada. See tähendab seda, et me ei saa seda ülendada ja tõsta ülimalt kõrgele kohale ja et see hakkab meie elu dikteerima ja ütlema, mida me teeme, mismoodi me teeme ja kuidas me tegutseme. Amen. See on see, millega Jumala sõna tegeleb ja hoiatab selle koha pealt. Aga raha armastus ei ole mitte raha probleem, vaid see on südame probleem. See sama paber või see rahapaber ei ole selles süüdi, kui keegi raha armastab. Amen. See on inimese südame probleem. Ja see on inimese südames. Sellepärast me näeme Vanas testamendis meil on väga palju kirjeldatud inimesi, kes käisid koos Jumalaga, nende kohta öeldakse, et nad olid väga jõukad ja väga rikkad. Ja järjest on mitme inimesi võid sa näha, kes käisid koos Jumalaga, alustama Abrahamist, sealt tuleb edasi Iisak, sealt tuleb Jaakob ja sealt tuleb järjest edasi kõik Joosep ja me näeme, kuidas nad on kõik jõukad ja nad käivad koos Jumalaga. Ja samas ka ütleme Taavet hiljem ja Saalomon ja jõukus oli kõigi nende elus kogu aeg. Miks pärast? Nii kaua, kui kõik käisid koos Jumalaga, keegi ei olnud neist täiuslik ja ideaalne kõigis asjades, aga kui nad käisid koos Jumalaga, siis jõukus oli nende elus. Ja see on Jumala igatsuse tahe, et ka tänasel päeval, kui meil on uus leping ja meil on parem leping, kui oli nendel. Amen. Ka Jumala kogudus ja Jumala rahvas ka elaks jõukuses ja külluses. Miks pärast? Mitte sellepärast, et seda jõukust ja küllust armastada, vaid sellega on väga palju asju vaja teha. Amen. Jumalal on väga palju asju vaja teha. Tal on väga, väga olulised asjad, mis tal tahab teha. Amen. Nüüd, siin ta ütleb, et ma tahan sind targaks teha ja õpetada sulle teen, mis sul tuleb käia. Amen. Ja see on Jumala igatsus. Ta tahab sind juhtida sellel teel, mis sa peaksid käima. Ehk siis see ongi tegelikult asi, see ongi tarkus, kus sa peaksid käima. Aga Jumalal on huvitatud sellest, et sind juhtida. Nüüd lähme Johannese 10.1. No siis on asjad, mis meil on Jumala sõnas kirja pandud, aga on väga palju asju, mida sul ei ole otseselt Jumala sõnas kirja pandud, aga sul on vaja teada, mis ma peaksin tegema või mis ma ei peaksin tegema. Nüüd, kuidas saada see, me kasutame väljendit, kuidas kuulda Jumala häält. Nüüd, ma ei mõtle siis füüsiliselt sõna otseses mõttes kuulda, vaid see, kuidas Jumal sinuga kõneleb sinu südames. Ja Johannese 10.1 ütleb niimoodi. Jeesus ütleb siin, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe uksest sisse lambatarasse, vaid astub sisse mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes uksest sisse läheb, see on lammaste karjane. Sellele avab uksehoidja ja lambad kuulevad ta häält. Ja ta kutsub omi lambaid nimepidi ja viib nad välja. Ja kui ta oma lambad on välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrast nad ei järgi, vaid põgenevad tema eest, sest nad ei tunne võõraste häält. Nüüd, üks asi, mis ma juhin tähelepanu, kui me räägime tarkusest, selleks, et kuulda püha vaimu häält või tunda ära püha vaim kõnelemas oma südames, on väga oluline ka see, mida me räägime. Ja vahetevahel, kui sa tõstatad selle teema isegi kristlaste seas üles, et me peaksime pühavaimu häält kuulma või peaksime pühavaimu tunnistust tabama teatud asjades ja Jumal tahaks meid juhtida. Ja siis ikka leidub keegi kristlane, kes ütleb, et aga kuidagi väga raske on ikkagi seda Jumala juhtimist ära tabada. Nüüd, mida ütles see kirjakoht? Mida ta ütles? Ta räägib siis võrdpildina sinust kui lambast, võib-olla me ei ole harjunud, see ei ole alati kõige paremini kõlab, aga ei räägi halvas maigus seda, eks ju.
Nüüd ja ta ütleb, et sa järgid teda ja sa tunned tema häält. Selle asemel, et öelda, mul on nii raske ära tabada, mida püha vaim on ütlemas, selle ütleb, ma tunnen tema häält. Ma taban ära, mis ta on ütlemas. Ma tean, ma tunnen ära tema selle õige tunnistuse. No, kogemused ju on sellised. Nüüd me peame rääkima, mida Jumala sõna ütleb, mitte mida me kogemused räägivad. Ja see ongi see, mis muudab, ja see on seesama, sa häälestad ennast sellega õigele lainele, et tõesti kuulda, mis Jumalal on sulle öelda. Sest kui meie ütleme, et aga mina ju ei tunne Jumala häält ja mina ei taba ära, mis püha vaim on ütlemas, siis me raiume selle vastu, mida Jeesus ütles. Jeesus ütles, et sina tunned tema häält ja kogu lugu. Ja sina otsustad, ma ei ole sellest pihta saanud, aga sina ütled nii, ma otsustan seda uskuda. Nüüd usk räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Isegi kui see ei ole sinu elus nähtav veel või kui see ei ole sinu praktikas nähtav või sa ei ole seda reaalselt kogemas, aga sellegi poolest sul tuleb seda öelda. Ma tunnen ära püha vaimu juhtimise. Amen. Ma tunnen ära, kui Jumal on minuga kõnelemas. Amen. Ütle minuga koos, ma tunnen ära püha vaimu juhtimise. Ma tunnen ära, kui tema minuga räägib. Amen. Ja see on see, mismoodi me peaksime ütlema, ja see on väga oluline see, et me niimoodi häälestame ennast. Ja see on väga tõsine viga, miks ka inimesed ei ole vahest pühast vaimust juhitud ja ei taba seda ära, on see, et nad otsustavad ikkagi uskuda, ma ei saa aru sellest ja see on nii raske ja see on ikka nii keeruline ja mis iganes. Sul tuleb hakata usus seda rääkima, see toimub usu läbi. Kui saad Jumala tarkusest osa saada, siis see toimub sulle mismoodi? Usu läbi. Amen. Nüüd vaata, tegelikult lähme korra tagasi, minu ärkmetusesse tagasi. Jakobuse 1.5. Ta räägib siin üldse, kui kellelgi on puudu tarkusest. Mis asi see on siis? See ongi siis selles situatsioonis, kuidas konkreetses olukorras käituda, mida teha, mismoodi teha, millal teha ja nii edasi, sellised asjad. Jakobus 1.5 ütleb. Ta ütleb, kui kellelgi teist on puudu tarkusest, tarkus on siis seesama oskus seda informatsiooni õieti käsitleda tegelikult, mis Jumal on andnud. See palugu Jumalat, kes kõigile annab. Kui paljudele? Kõigile annab. Suisa, nüüd see on vanem eesti keel, see viitab siis nii-öelda tasuta. Aga ega ei tee ette heited ja siis antakse temale. Ent ta palugu usus ilma kahtlemata, sest kes kahtleb sarnaneks merelainile, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt, ta on kaksipidise meelega mees ebakindel kõigil oma teedel. Nii. Sul on konkreetse asja jaoks vaja tarkust, ehk siis nõuannet, mida ma peaksin tegema, mismoodi ma peaksin tegutsema, millal ma peaksin tegutsema. Amen. Ütleme, sul on mingi konkreetne situatsioon, siis sa ütled, isa, ma palun sinu käest selle asja jaoks tarkust. Nüüd, kuidas sa tead, et sa selle tarkuse oled saanud? Sel hetkel, kui sa ütlesid, isa, ma palun su käest tarkust, siis sa saad selle, sest ta ütles, et ta annab sulle tasuta ja see antakse sulle. Nüüd, kus sa saad aru, et sa selle saanud oled? Pead midagi tundma või ei, sa usud, et sa saad selle. Sa võtad selle vastu. Sa ei pea nägema selleks seda, sa ei pea tundma selleks, sul ei ole vaja mitte mingit informatsiooni, sõna ütles, et kui sa palud tarkust, siis sulle antakse. Amen. Ütled, aga no vahest tundub, et ma vahest ei saa ja alati ei tule ja see on see, millest ta räägibki siin. Et kui sa oled nagu merelaine nii-öelda kahtled edasi-tagasi, tuleb ja ei tule ja ei tea, kas tuleb, siis tuleb selline inimene ei saa mitte midagi. Et see ongi sama, et sa pead konkreetselt ütlema, isa, ma tänan sind tarkuse eest ja mitte ainult ütlema, vaid otsustama ka oma südames uskuda. Mul on selle jaoks tarkus, mul on selle jaoks nõuanne, ma tean, millal ma pean tegema seda, ma tean, mismoodi ma pean seda tegema. Kuigi, et sul ei ole mõistuses üldse aru saamist, sa lihtsalt otsustad selle usu läbi vastu võtta. Ja see on väga oluline tegelikult tarkuse puhul just sama konkreetsetes situatsioonis, et sa sellisel kombel tegutsed usus. Amen. Nüüd lähme õpetussõnade 3.5. Ma räägin just sellest, kuidas ennast ka häälestada püha vaimu häält või ka seda sama juhtimist kuulda ja see tarkus sulle osaks saaks siis konkreetses situatsioonis.
Ütleb, looda Jehova peale kõigest südamest, ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Nüüd ma loen sulle selle lainut tõlkes selle sama 5. ja 6. salmi. Ta ütleb, toetuge Issandale, usaldage teda ja olge kindlad temas kogu oma südamest ja mõistusest ning ärge toetuge oma arusaamale või mõistusele. Nüüd see on esimene element, et sa ei saa toetuda, inimesed vahest üritavad, nagu öeldakse, mõtelda välja. Vahest inimesed analüüsivad, mis ma peaksin nüüd tegema ja mismoodi ma peaksin tegema ja mis ma peaksin teadma ja kuidas ma peaksin tegema. Või nagu nii-öelda, toimub selline tohutu analüüsimine. Nüüd see ei ole see võti, kuidas sa saad tarkust. Amen. Kui me läheme sellest, me tahame Jumala käest tarkust saada üleloomulikult, siis sinu mõtlemine ei ole see, kus see informatsioon sulle tuleb. Sa ei saa seda välja mõelda. See on see sama võti tegelikult selle asja juures just. Sa võid teada asju, sa võid omada asju, aga kui me usaldame, et Jumal on see, kes kasutab ja annab sulle selle õige informatsiooni. Nüüd lainut tõlge ütleb veel 6. salmi edasi, kui panen tähele. Ütleb, tundke, tunnetage ja teadvustage teda kõigil oma teedel, siis ta juhib ja teeb teie teed sirgeks ja tasaseks. Nüüd, mis tähendab kõigil oma teedel? Sa oled tegemas oma elu asju ja nüüd sul tekib mingisugune olukord, kus sul on vaja teada, mis ma peaksin tegema. Mis ma selles situatsioonis peaksin tegema, kuidas seda asja lahendada. Nüüd selle juures on väga oluline, mis see fraas ütles, ma loen nüüd lainut tõlget. Tundke, tunnetage ja teadvustage teda kõigil oma teedel. Kui tekib küsimus, siis kust sa hakkad otsima vastust, ehk siis ongi sama teadvustage, see, et sa annad teile aru, et Jumal on sulle kätte saadav kohe, siin ja praegu. Nüüd tänasel päeval me elame nutiajastul ja inimestel on, nagu öeldakse, see aparaat on siin suhteliselt kohe käe ulatuses ja kui sul tekib küsimus, siis me oleme niivõrd palju ennast treeninud ja siin on siin sageli, paljudel meil on siin juba siin see äpp sees olemas, kõige populaarsem on tänasel päeval siis see, ma ei ütle meilegi selle firma nime, AI, nii-öelda see tehisintellekti programm nii-öelda ja tehed kohe selle lahti, kirjutad siia selle küsimuse sisse ja siis ta annab sulle vastuse. Nüüd see ei ole vale selle kasutada, kui sa oskad seda targasti kasutada. Me just osaduses arutasime ka, milleks seda kasutada ja milleks seda mitte kasutada. Ma viskasin selle siia vahele. Käime selle läbi, kuna kõik ei olnud seal kohal. Seesama, ütleme, see AI tähendab siis tehisintellekti siis. Ehk siis tuntud firma, ma võin selle nimega öelda, see ei ole katastroof, nagu nii kuulsaks saanud juba. See on siis chat GPT inglise keeles või GPT, nagu me täheldavad inglise keele järgi. Nüüd sa pead aru saama, et see on tegelikult inimeste poolt programmeeritud asi, mis käib selle informatsiooniga nii-öelda ümber ja üritab sulle siis teatud asju ette sööta. Ja tegelikult ta on vägagi paljus just ka inimeste poolt ka nii-öelda programmeeritud mõtlema, ma nimetaksin seda liberaalselt mõtlema, ehk siis see tähendab seda, et ta ei ole mõtlemas tegelikult Jumala standardite ja ka Jumala printsiipide järgi, vaid see on just maailma standardite järgi programmeeritud väga paljus. Nüüd, aga ta võib sulle anda informatsiooni, kui sul on mingisugune, ma ei tea, tehniline probleem või asi, mis vajab lahendamist, näiteks ka isegi selle aparaadiga. Kui me seda häälestasime siin, siis ma ka nii-öelda küsisin sealt, et kuidas ma peaksin seda tegema, sellega ühendama ja mis iganes asju tegema ja ta kirjutas mulle ka kohe seda ja ma sain palju informatsiooni ja see oli kasulik, miks mitte. Aga nüüd näiteks, kui me räägime nüüd Jumala asjadest, siis püha vaim ei ole teda nii-öelda programmeerinud. Ja kui sa küsiksid selle aparaadi käest, et nagu öeldakse, kuidas me peaksime mõistma Jumala sõnast seda, kuidas Jumal meid juhib, see on väga vale viga, kui sa sellist asja hakkad küsima. Sa võid ta käest küsida, kus asub see kirjakoht Piiblis, mis räägib näiteks sellest teemast ja sa ei tea seda, kus see asub, nad oled ära unustanud. Seda sa võid teha, aga ära küsida käest seletusi, selgitusi ja lahti seletamisi. Sest et tal ei ole püha vaimu ja tal on tegelikult nii-öelda maailma meelsus on selle asja taga tegelikult ja sealt võib tulla vägagi veidrad vastused. Kui sa küsid, kas me võime pidada õigeks Jumala sõna põhjal homoseksualismi, sealt tuleb väga räigeid vastuseid, mis on vastuolus Jumala sõnaga sealt samast aparaadist.
Ta kirjutab sulle igasugused ilusad liberaalsed teooriad ja asju kokku ja teeb sulle selgeks, kuidas see on, inimesed on erinevad ja mis iganes ja loodud erinevalt ja mida iganes asju hakkab kokku kirjutama sulle. Sellest sa pead teadma tegelikult, kuidas sa seda aparaati kasutad, kui sa kasutad seda. Ta võib sulle tehniliselt aidata võib-olla tõenel inimesel töö juures asju korrigeerida, tõlkida ja selle kasutamine ei ole vale. Aga sa ei saa seda, nagu öeldakse, seda osa, mis peaks inimese südamest tulema ja seda osa, mis peaks Jumala käest tulema, ära lase tal seda, nagu öeldakse, teha. Amen. See on tarkus, see on tõsine tarkus, sest et tänasel päeval ka isegi kristlased juba on ka jutlustajad, kes lasevad enesel jutlusi koostada selle aparaadil. Tõsi meil, ma võiks tänase jutlusega oleks võinud ka kirjutada talle, et kuule, pane mulle kokku, kuidas rääkida Jumala tarkusest ja puuduta võib-olla selliseid teemasid ja paneks mulle pika jutu ilusti kokku ja kirjakohad viskaks vahele ja kõik see kõlaks isegi vägagi kenasti, isegi õige võib-olla. Aga see allikas ei ole õige. Sest Jumal on mõelnud, et meie süda peab olema see ja tema saab inimestele anda asju inimese südamesse. Amen. See on väga oluline, et me mõtleme sellisel viisil ja et me ei lähe, nagu öeldakse, on alati me tehnikaajastust tulevad erinevad asjad esile ja me kristlastena ei tohiks olla rumalad, et me kõik need asjad kohe prügikasti viskame. Kunagi tuli siuke asjandus kasutusele nagu internet, sest see on ka päris palju aastat tagasi, eks ju. Ja sellele oli omane see sama 3 www tähte seal alguses, sellel aadressil. Ja leidus kristlasi, kohe täiesti isegi tollal isegi suhteliselt tuntud jutlustajad, kes ütlesid, et see on täiesti kuradist asi see internet, et see 3 www tähendab 666. Ja sellest pead kaugele eemale hoidma ja sinna ei tohi üldse minna ja kristlased ei tohiks üldse midagi tegemist teha. Ja tõsimeeli jutlustati selliseid jutlusi kantslist ja mõned aastad läksid mööda, nendel samadel inimestel oli endal ka koduleheküljed ja sest nad said aru, et nagu öeldakse, seda asja võib kasutada kahjuks negatiivseteks asjadeks, aga seda ka kasutada positiivseteks asjadeks. Ja selle asjandusega, selle sama AI-ga on samamoodi, seda võib kasutada positiivseteks asjadeks, aga seda võib kasutada ka negatiivsetel viisidel. Ja just selles mõttes see võib ka hakata asendama asju, mida just Jumala vaim peaks tegema ja mis peaks tulema sinu südamest esile. Amen. Ja ka teise külje pealt kindlasti on see ka see, et sageli asendab ka seda, et inimene ei õpi mõtlema, ei õpi analüüsima, ta ei õpi enam asju tegema. Ja inimesed muutuvad selliseks nagu üsna tömbiks nii-öelda paljudes asjades. Ja see on ka üks asi, mida sul tasub ka jälgida, et nagu öeldakse, äkki sa peaksid ikkagi mõne inimesele ise kirja kirjutama. Amen. Kujuta ette, kui mina saadaksin oma naisele nii-öelda armastuskirja ja see oleks selle sama aparaadi poolt kirjutatud. Ta nii-öelda loeks selle läbi ja ütleks, et see on väga ebameeldiv ja ta võib olla ilusate, tohutute sõnadega kirjutatud, aga tegelikult see on võlts, sest et see ei ole minu tehtud. Amen? Ja on mõningad asjad, ja kui me räägime Jumala nii-öelda asju, siis me ka ei saa nagu seda elementi ära jätta. Ja seda ära ürita selle aparaadi seda asendada. Võid kasutada seda asjade otsimiseks, sa võid kasutada seda piiblis võib-olla teatud teemade välja otsimiseks või informatsiooni otsimiseks. Ma ise kasutan seda, vahest mõni kirjakoht mulle ei tule meelde täpselt, kus ta asub. Ma kirjutan sinna, ta ütleb mulle plaksti, see asub seal, otsin välja õige, ilusti. Ja siis ta pakub, et aga ma võiksin sulle seletada ka, mis see tähendab. Ma ei ütle midagi selle peale, unusta ära. Seda ma ei soovi kuulda. Sest et sul ei ole püha vaimu ja sul ei ole mulle vaja asju seletada. Amen. See on tarkus tegelikult. Ja ma toon ühe teise teema siia sisse, ma puutan seda kindlasti ülistuskoolis ka kunagi. Me oleme tänasel päeval jõudnud selle sama aparaadiga sellesse kohta, see oli täpselt sama programm, aga enam-vähem sarnane idee mõttes, kus ka luuakse kristlikku muusikat selle sama nii-öelda analoogse tehnoloogiaga, kus tänasel päeval enam nii-öelda keegi pillimängi otseselt ei mängi ja laulja, isegi ka päris laulja enam ka põhimõtteliselt ei laula. Ja see sama aparaat nii-öelda koostab selle kokku. Nii-öelda paneb selle muusikalise kõla kõik ilusti kokku ja paneb sinna laulu ilusti juurde ja sellisel kombel tehakse kristlikku muusikat. Täisimeeli juba tänasel päeval tehakse. Sa ütlesid, aga mis selles halba on? See on ju hea võimalus, paneme hea sõnumi ja see jõuab paljude inimesteni. Mida ütleb meile Efesuse kiri? Kui me toome Jumalale ülistuse, siis me peaksime tegema meloodiaid oma südames. Need peaksid tulema meie südamest esile, mitte ühest masinast.
Ja ta ütleb nii, ja siis ütleb ka vaimulike laulda ja rääkides isekeskis psalmide viisidega ja see lähtub jälle kus kohast meie südamest. See tähendab seda, et see sama tekst, kui me Jumalat ülistame, siis see peaks tulema meie südamest ja kui me muusika, see peaks tulema ka meie südamest. Jumalal ei ole vastu võetav mingisugune masina poolt kokku keeratud mingisugune asjandus. Ta võib kõlada suurepäraselt, võib ilusti kõlada, olla väga populaarne, väga emotsionaalne isegi ja väga isegi õige tekstiliselt, aga ta ei ole lähtunud õigest allikast. Sest tegelikult keegi maailma inimene, me ei tea, kes see iganes on selle aparaadi kokku programmeerinud ja nüüd tema hakkab meile asendama seda, mis peaks lähtuma sinu südamest. Ja see on ohtlik mäng, mida me ei peaks mängima hakkama. Tänasel päeval see on kristlikus maailmas juba täiesti aktuaalne teema, kus juba produtseeritakse täiesti kristlikku muusikat sellist ja juba ka kogudustesse tuuakse seda sisse. Ja nüüd see ei ole mitte sõdimine ühegi koguduse või kellegi jutlustajaga või midagi taolist, aga me peame aru saama, vanas lepingus oli ka neil ajastu, kus varastati kõik Jumala kojast, kõik riistad ära, mis oli kullast, ehtsast, puhtast kullast ja teenisid neid just Jumalat selle sama puhtast kullast nende asjandustega ilusti öelda, nende erinevate riistadega siis. Ja nad tegid selle asemele vasest ja Jumalale ei meeldinud see ja Jumala ei olnud see aktsepteerita. Ja see on see sama asi, kus tänasel päeval üritatakse ka Jumala kogudusse tuua see sama vask sisse, mis kõlab täitsa nagu muusika, tekstiliselt on ka täiesti nagu kõik õige, piibliga kooskõlas, kõik on hästi ja just väliselt. Aga ta ei ole õigest kohast lähtunud, see on vask, see ei ole kuld. Ja see ei ole see, et ma olen vanamoeline ja mul on midagi selle vastu, et me ei võiks ka kaasaegsel viisil kuidagi muusikat luua. Ei, see peab tegema nii, nagu Jumala sõna ütleb. See peab tulema südamest. See peab inimese vaimust lähtuma, püha vaim inspireerib seda. Ja ma ei saa öelda kõik, et see kõik sükst asjad, mis on produtseeritud, nii et see on kuradist, ei mõtlen, on lihast lihtsalt. Ja see on lihalik muusika, kuidas võib olla lihalik, kristlik muusika. No, tänasel päeval me oleme jõudnud süksesse veidrasse kohta, kus keeratakse sükest ime asja kokku. Aga see on asi, mis kindlasti ma ei aktsepteeriks, et meie ülistusse tuleks lood sisse, mis on masina poolt produtseeritud nii tekstiliselt kui ka muusikaalselt. Mõtlen siis selles mõttes masina poolt, et see on kellegi poolt, mitte inimese poolt ei ole kirjutatud, vaid on tõesti ühe masina poolt kirjutatud. Masin on saanud, on tinglik. Tegelikult on see programm. Aga nii et see tasub neid asju meeles pidada, neid asju jälgida ja meil peab olema tarkust. Amen? Okei, lähme tagasi selle teema juurde, kust ma alustasin. Nii et kui sul tekib küsimus, kuhu sina kõigepealt pöördud? See on väga oluline asi tegelikult. Mitte, et sa ei tohi kasutada neid tehnilisi vahendeid või asju tänasel päeval, aga see on see mentaliteet, kuhu sa pöördud, et sa teadvustad, Jumal on mulle kätte saadav. Püha vaim on minu kõrval ja tal on minu jaoks olemas vastused, lahendused selle asja jaoks. Ja see on kõige parem vastus, kõige parem lahendus, kõige parem juhtimine selles situatsioonis. Nii ajastuse, ja me oleme liiga palju ennast lasknud programmeerida sellisel kombel mõtlemises just, et no, seda on ju raske saada ja seda on ju keeruline saada ja see ongi see põhjus, miks me seda ei saa ka kiiresti kohe. Aga kui me ennast harjutame ja mõtleme selle peale, ma kuulen Jumala häält, ma tunnen Jumala häält ja pöörame ennast sellele lainele. Jumal, ma tahan kuulda sinu käest, ma tahan saada seda tarkust. Võib-olla see võib praktikas võtta sul aega, aga sellegi poolest, kui sa harjutad ennast, see muutub sinu jaoks palju lihtsamaks ja kergemaks kogu aeg ja sa hakkad tabama. Nii ma pean seda tegema, nii ma peaksime tegutsema, seda ma ei peaks tegema ja sa tabad ära selle sama pühavaimu juhtimises, sa teadvustad teda kõigil oma teedel. Amen? Amen? Nii, lähme edasi siit. Rooma kiri 8. peatükk, 14. salm. Kuidas saada Jumala tarkust? Rooma 8.14 ütleb, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ta ütleb, sest ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlve vaimu, ehk siis lapsendamise vaimu, kelles me hüüame Aba isa.
seesama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Nüüd see on kirjakoht, mis ma loodan, et äkki sul on see peas isegi, võiks vähemalt olla, ja mille üle sa peaksid mõtisklema kogu aeg. Seesama püha vaim, kes on mind juhtinud, tahab mind juhtida, ta tunnistab minu südames, ühes minu vaimuga, tunnistab ühes minu vaimuga. Nüüd siis, kui ta räägib sinu vaimust, väikse tähega, eks ju näeme, siis ta räägib sellest sinu sisemisest inimesest. See ei ole sinu füüsiline ihu, sinu ümberringi, see ei ole ka sinu hing, ehk sinu emotsioonid ja tunded, vaid see on sinu vaimne inimene. Ja selles vaimses inimeses on sul tunnistus, teadmine, mis sa peaksid tegema, mis sa ei peaks tegema. Või vahest me oleme kasutanud väljendit ka, kas punane tuli või roheline tuli. Kuna me oleme harjunud sellega, ütleme, et kui sa oled inimene, kes igaüks me puutume mingil kombel nende fooridiga kokku, kas sa sõidad autoga või ei sõida autoga, vahest sa oled ikkagi jalakäija siis vähemalt. Ja sa pead siis, kas sa lähed, punane tuli tähendab, sa ei tohiks minna, roheline tuli, nüüd sa tohid minna. Ja samamoodi sul on võimalik ka oma vaimus ära tabada selle, mis ma peaksin tegema, mis ma ei peaks tegema. Samas ka mitte ainult lihtsalt seda ei või jaad, vaid ka just ka nii-öelda mis suunas ja ka mis ajastus. Vahet vahel ei ole küsimus selles, kas ma peaksin tegema või kas ma ei peaks tegema, vahest on küsimus selles, millal ma peaksin seda tegema. Sest kui sa mõtled näiteks isegi, räägime natukene nii-öelda laiemas mõttes ärimaailmast, sest väga paljud ütleme, edukad firmad või ütleme, edukad ärid, mis on tohutuid kasumeid võib-olla teeninud isegi mingisuguste, siis on tegelikult, nad on saanud ühe idee ja nüüd nad on seda ideed hakanud teostama just selles õiges ajas ja õigel viisil ja õigel kombel esitanud. Ja see ongi võti olnud sageli. See ei ole tegelikult sageli olnud see, et on niivõrd tohutu eriline või kuidagi vapustav midagi uus, vaid see on see just, et ta on leidnud selle idee ja hakanud seda õiges ajastuses, õigel viisil ja teatud kombel teostama ja see on talle toonud selle tohutu edu. Ja see, kus kohas sa võid saada selle informatsiooni, sul on võimalik püha vaimu läbi saada see informatsioon, millal, mismoodi ja kus mingit asja teha ja mida mitte teha. Amen. Nüüd vaatame veel, lähme õpetussõnade 20-27. Ma tean, need on tuttavad kirjakohad sulle, aga ma räägin just tarkuse saamisest. Õpetussõnade 20-27 ütleb, inimese vaim, jällegi see sama sisemine inimene, on Jehova lamp, see uurib läbi kõik südame sopid. Nüüd mõned tõlked kasutavad ka sõna nagu küünal, no see vahet ei ole, ajastu lihtsalt on erinev. Nüüd tänasel päeval meil on elektriga, ütleme, lambid. Mismoodi see on siis? Ma arvan, võin seda tänase päevases kontekstis ka kasutada, kuigi see ei ole selles ajastus kirjutatud päris, aga siiski sa lülitad selle lambi sisse, ehk siis selle tule sisse ja see hakkab põlema, ehk siis valgus tuleb tegelikult, see ongi see element just. Nüüd, kui Jumal on, nagu öeldakse, meid juhtimas või meile midagi ütlemas, siis tuleb ka valgus. Ma tean, ma näen, ma mõistan, ma saan sellest äkki aru. See on seesama, ja see tuleb sinu vaimu. Sama valgus tuleb sinu vaimu. Ja on kirjakohad, mille üle tuleb mõtiskleda, et need võiksid sinu jaoks reaalsuseks saada, sa hakkad seda praktikas veel paremini ära tabama. Kolosslastele 3.15. Aga ma loen sulle siin juba, sa võid lihtsalt seda ees hoida, kuna see, mis ma loen, lainud tõlge on niivõrd laiendatud, et ta kõlab niivõrd teistmoodi isegi. Aga selles on see element sees. 3.15 laiendatud tõlkes loen kohe sulle. Ta ütleb, ja laske rahul, hinge harmoonial, mis tuleb Kristuselt, valitseda, tegutseda pidevalt kohtunikuna teie südametes. Otsustage ja lahendage lõplikult kõik küsimused, mis teie meeltes kerkivad selles rahulikus olekus, millele, kui Kristuse ihu liikmetele teid kutsuti ka elama ja olge tänulikud, väärtustage ja kiitke alati Jumalat. Nüüd siis, millest ta räägib tegelikult? Siin on seesama üks võrdpilt on siis kohtunik. Ehk siis see rahu on otse kui kohtunik sinu elus. Nüüd,
sa oled võib-olla mänginud erinevaid mänge või näinud vähemalt kõrvaltki mõnikid sportmänge, ma ise olen natukene korvpalli kunagi mänginud. Ja tüüpiliselt, kui on tegemist ikkagi võistlusmänguga, siis seal on selle nii-öelda väljaku ääres on neid kohtunikke, palju neid joonat, seal on 3 tükki vist võistlusmängul vist. Ja. Üks on seal keskpaigas ja 2 tükki on seal korvide all, eks ju, nad peavad üsna täpselt jälgima neid asju. Ja nüüd, kui nüüd midagi tehakse seal mitte reeglite päraselt, siis kas visatakse kuskilt välja või siis nii-öelda vastasele nii-öelda kas pannakse käsi või lüüakse kuskile pihta, mis ei ole päris reeglite järgi midagi taolist, siis on nagu öeldakse, siis on viga, ehk siis mis asi toimub, mäng peatatakse ja siis pall võib minna ühe võistkonna käest teise kätte ära või midagi taolist või võivad tulla seal siis erinevad need korvid või nii-öelda, kuidas need nimetaks neid nüüd? Vabavisked, jah, muidu pole nii ammu kokku puutunud sellega. Vabavisked ja erinevad asjad võivad tulla. Nii et mäng on nagu öeldakse niimoodi sätitud sükeste reeglite jälgi. Ja nüüd see sama kohtunik ütleb, kui asi oli midagi valesti ja kui nüüd asi peab midagi teistpidi minema. Nüüd see sinu sees on see sama rahu, mis on ka otse kui kohtunik. Nüüd sa oled võib-olla isegi, ma usun, see on osalt ka meie südametunnistus kindlasti on ka, mis juhib meil, aga püha vaim on samuti juhtimas. Sa oled inimesega rääkimas ja mingist teemast ja äkki sul tuleb üks teadmine, too see asi just välja. Kus kohas see tuleb? See on sinu südames. Või siis on näiteks mingisugune probleem on üles kerkinud ja sul on äkki teadmine, ära praegu sellest hakka rääkima. Las see olla, aga sa oled ise ennast nii üles kirjanud, sa oled nii kuidagi võib-olla pahane ja kuidagi liimist lahti ja tahaks sellest just praegu rääkida, aga sul sees on, ei, praegu, sa ei ole see praegu aeg selleks. Mis siis tee? Pane stopp, oota. Selleks tuleb oma hetk ja oma viis. Ja näiteks, vahest räägitakse sükest, just ütleme abielu suhtes sellest tarkusest, et enne kui sa midagi räägid, loe vaikselt 3, et sa saaksid mõelda, kas sa üldse peaksid rääkima seda asja. Nüüd see võib olla süke võib-olla praktiline asi, aga pildikirja kohtamine see jaoks päris ei ole. Aga nii-öelda aga see ongi sama, et sa tabad ära selle sama kohtuniku ehk siis selle sama rahu. Kas sul on äkki tekkinud rahutus? Või sa oled mingit asja tegemas, mingisugune otsus on, sul oled mingisuguses suunas liikumas oma elus ja oma asju tegemas ja kogu aeg, kui sa vaatad, sul on nagu midagi ei klapi selles asjas, midagi on korrast ära, mis asi see on? See sama kohtunik sinu südames annab sulle märku, peatu, sa oled vales suunas liikumas, see ei ole see teekond, kus sa peaksid käima, see ei ole see tee, kus ma sind tahan juhatada. Amen? Ja sul on võimalik see ära tabada, sul on võimalik see ära tunda, kus kohas oma südames. Nüüd see on väga oluline, et me ei eiraks sellist tüüpi asju. Vaate vahel mõned inimesed lihtsalt ignoreerivad seda, sest neil on lihtsalt mingisugused ideed või mingid kindlad arusaamad või mingisugused suhtumised või ma tean, ma juba oskan, ma juba mõistan. See on väga oluline, et me õpime ka öeldakse, aga kui sul ei ole rahu, siis sa pead teadma ühte asja, mis on, ma olen mitmed jutustajad seda ütlemas, kuulnud. Üks väga suur tark tõde, Jumal on targem kui sina. See kõlab võib-olla naiivsena kohati isegi või mõnedi, aga iva ongi selles, et vahest meil on vaja sellele pihta saada. Sina võid mõelda, et ma peaks nii tegema, ma tean, ma oskan, ma mõistan, aga kui sul ei ole rahu südames, see on püha vaim, kes teab, mis on õige ja mis on hea ja see on Jumala tarkus, mis tuleb sinu südamest esile. Panna selle asjale stopp, mitte seda teha, mitte sellesse suunda liikuda, mitte sellesse kohta minna. Amen. Vaate vahel on ka mõned kohad, kus me ei peaks minema. Mitte need on ohtlikud kohad. Keith Moore räägib alatihti ühte tunnistust, mis tal, ma olen seda varem ka kunagi rääkinud, ega see pole paha. Ta oli tegeles Kenneth Hagin teenistus olles vahest inimeste nõustamisega ja siis telefoni teel üks naisterahvas helistas talle sinna telefoni teel ja tahtis nõuannet ja ta oli täiesti nagu liimist lahti ja tõesti nagu niivõrd nagu kohati isegi peaaegu nagu hüsteerias.
ja ta oli mingisugusesse oma linna piirkonda läinud ja teda oli seal rünnatud ja tal oli, tema kott oli temalt ära tõmmatud ja siis vist ka osalt siis selle raha ja erinevaid asju sellega seoses varastatud ja ta oli niivõrd nagu liimist lahti, isegi mitte niivõrd ainult sellepärast, et see oli mingi tohutu suur summa ja kõik ära varastati. Ta oli nii-öelda ise oli füüsiliselt okei seisundis ja midagi väga kapitaalselt väliselt hirmsalt ei juhtunud, aga teda häiris see, et ütles, et mina tunnistan iga päev 91 laudu. Ja miks nüüd sükke asi sai mulle juhtuda? Miks Jumal ei kaitsnud mind ja miks mind ei hoitud selles olukorras, kui ma läksin sinna ja need inimesed said mind rünnata ja mis iganes teha ja siis nagu oleks see Kihmoon nagu mõtles ka, ta ei tea, mis ma selle ütlema peaks talle selle peale. Ja nüüd Jumala vaim nagu õhutas seda küsida käest, aga kas sul oli rahu sinna üldse minna sellesse kohta? Ja siis see naine jäi vaikseks teist telefoni poole ütles, et ei olnud päris. No aga ma mõtlesin, et nagu 91. laul ütleb, et ei taba õnnetus mind ja ma lähen ikka, siis ma tean küll, et see ei ole väga turvaline piirkond ja selline kuidagi. Nojah. Üks asi on see, kui Jumala vaim ütleb, sa ei peaks sinna minema, siis see ongi kõik ja see ongi sinu kaitse. Sa ei saa eilata ja lihtsalt üle sõita teatud asjadest sellepärast, et sul on tahtmine või sa tahad nagu öeldakse justkui ennast tõestada, et mina olen kaitstud ja mulle on hoitud. Sa oled Jumala poolt kaitstud ja hoitud, kui sa järgid ka tema juhtimist. Ja vahetevahel on ka mõningad otsused, mis me vahest iga hinna eest tahame ära teha. Mina tahan seda teha ja mina tahan seda teha ja mina tahan seda teha. Ja me teeme selle ära lihtsalt. Ja siis me hiljem avastame, et see oli väga vale otsus. Ja kui sa mõtled tagasi, sees midagi kriipis. Ei olnud rahu selle asja sees. Sellepärast ka üks tarkus, eriti kui sa oled tegemas olulisi asju oma elus, eriti olulisi valikuid, olulisi otsuseid, on see siis seotud töökoha valimisega, on see siis elukoha valimisega, erinevate muude sükeste asjadega valimisega, mis on väga määravad asjad tegelikult, mis mõjutavad. Ära teenid asju üle pea kaela lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt tahan ja mulle meeldib. Vaata, mis on su südames. Sul on Jumala tarkus nende asjadeks. Jumal teab ette juba, kas see on hea valik. Amen. Kas isegi kinnisvara ostuga. Vahest inimesed ostavad endale mis iganes mingisuguse korteri või vaja või erinevad asjad ja mõni tunneb, et mis selles ikka halb on. Aga Jumal teab, mis on nende asjade taga ja mis seal üldse toimumas on nendes asjades. Ma ise oleme sellest ka natuke rääkinud. Me oleme, näiteks omal ajal mis aastatesse see jääb, kui me olime juba Kaiga abielus ja üks auto, mis me ostsime, kui keegi mäletab nii palju, kas koguduses me sõitsime ühe Honda Accordiga sinisega ringi, mis oli väga jamas seisus. Tolle ajal, kui me lastepolikliiniku saalis käisime koos. See oli väga viletsas seisundis. Ja ma mäletan, kui ma läksin seda masinat ostma, siis mis oli? Odav hind oli. Odav hind oli. Ja ta oli seal kuskil, mis iganes nii-öelda müügiportaal või koht, kus ma selle leidsin. See oligi juba, mis mulle silma hakkas, et see oli nagu teatud aastakäigu oma ja teised autod nii hea hinnaga ei olnud sellises vanuses, aga sellel oli nii hea hind. Ja siis ma läksin kohale ja ta nägi väli, siis viisakas välja nagu, väljast oli ju kõik puhas ja kriibitud ja kraabitud ei olnud ja midagi hirmsat nagu ei olnud ja andi käima ja sõitsin natukene ringi ja kõik nagu töötas ja toimis. Ja mis mind juhtis? Odav hind. Ja ostsin selle ära ja mis seal pärast hiljem hakkas välja tulema järjest. Tol ajal oli levinud see vägagi, ma olen kuulnud, et tänasel päeval ka kahjuks vist seda tehakse vist, et see oli nagu üks auto, millel olid kokku pandud teiste masinate vanad viletsad või isegi katkised jupid nii-öelda, ja ta oli väljast löödud kläntsima, ehk siis ta oli nii-öelda vigu ja probleeme täis masin nii-öelda, ja ta müüdi nii-öelda maha lihtsalt ükene petukaup, nagu öeldakse. Väljast nägi ilus ja löödi räikima ja tehti puhtaks ja pandi särama, mis iganes, aga seestpoolt tuli ta täitsa sassis. Nüüd, kus mina võisin seda teada, Püha Vaim teadis seda, aga miks pärast ma sellele pihta ei saanud, sest et ma olin jäärapäiselt ühest asjast kinni haaranud, odav hind ja ma olin juhitud mitte pühast vaimust, vaid odavast hinnast. Nüüd, sina võid olla ka väiksemates asjades sarnaselt juhitud ja see on rumalus. Ja see oli see sama masin, mille kohta me oleme rääkinud seda tunnistust, kus me sõitsime lastepolikliiniku juurest
mööda siis Liivalaia tänavat siis Pärnu maantee suunas, kui sa tead autotee pealt sõites seda. Ja kui me hakkasime jõudma sinna selle Kosmose kino lähikonnast tulev ristmik, mis seal tuleb, tol ajal ta natuke teistsugune, seal olid need rajad ja asjad natuke teistmoodi. Aga me olime sinna hakanud jõudma selle sama autoga ja ma paistis eemalt juba autod olid seal reas mitu tükki ja punane tuli oli seal, et pidurdada ja jääda teiste autode taha justi seisma. Ja vajutasin pidurit jalaga ja tunnen, siin ei ole pidurit. Siis järgmine reaktsioon on see, et võtan vähemalt käsipiduri, tõmban käsipidurit, seda ka ei ole. Ei ole üldse enam, rohkem variante ei ole, üks variant on veel käikudega mängida, aga sa ei saa sellega täiesti, nagu öeldakse kõiki, seda ikkagi täiesti ära teha. Kuna ta oli, mis ta võis olla, kuna ma olin juba ikkagi hoogu hakanud alla võtma, siis võib-olla alla 50, 40, 50 ringis võis see kiirus olla kuskil midagi iganes. Ja siis, nagu öeldakse, siis oli üks pidur olemas, mille nimi on Jeesuse nimi. Amen. Ja siis me hüüdsime Jeesuse nimel lihtsalt ja ma nii-öelda, seal oli vist 2 rida tol hetkel ja seal oli üks mingisugune vaheriba oli seal tolle ajal ka vahel veel. Ja siis mööda seda riba kuidagi, vaheriba mööda, siis kuidagi sõitsin nii-öelda nende autode vahelt või kõrvalt mööda, seal oli ruumi, vist riivasin kergelt ühe auto vist mingisugust tagumist kilpi või midagi sellist ainult ja nii-öelda veeresin selle autoga seal natukene küngas, mis läheb alla, veeresin sinna sama tegelikult Pärnu maantele punase tule ajal mitte ühtegi autot, kiitus Jumalale, ei tulnud teistpidi ja trammi ka ei tulnud ja siis teisele poole siis tänavat ja keerasime sinna tee äärde ja see auto lihtsalt peatus, kuna ohuks sai otsa. Nüüd me võime kiitus Jumalale öelda, et tänu Jumalale tema kaitse eest, aga kõik see oleks jäänud ära, kui ma oleksin olnud varem juhitud sellega, see ei ole see auto, mida sul on vaja osta. Amen. Nüüd eks me võime õppida, nagu öeldakse vahest ka oma vigadest, aga mida meil tasub õppida, on see, et inimesed võivad sulle igast asju öelda, hinnad võivad sulle igast asju rääkida, aga on keegi, kes omab informatsiooni, mis on üle kõige selle. Mõni ütleb, et no ka siis, kui sa autod lähed ostma, siis sa peaksid kindlasti omale tehniliselt targa inimese kaasa võtma, kes oskab selle üleõigusti vaadata. Ja see ei ole vale seda teha, ma ei ütle. Aga ma ütlen sulle seda, kui sa seda ainult kasutad, see ei pruugi olla sinu jaoks ikkagi piisav informatsioon. Sest tema ei näe selle masina sinna mootorisse seda, et see näiteks 2 aasta pärast jookseb üldse kokku. Ta ei suuda sul sükest informatsiooni omada, aga on keegi, kes teab seda. Amen. Keegi, kes omab sellist informatsiooni tänasel päeval juba, kui see auto võib sinu ees olla, kui sa ostma. Nüüd ma räägin ainult autost praegu, see sinu jaoks võib olla hoopis teine asi mingi. Ja mäletan just, ja hiljem, kui kogudus otsustas need autod, mille osta siis see autod, mitte korraga, eks ju. Ja siis, kui seda oli teine Volkswagen, see, mis oli beeži värvi, kui te mäletate sellest, siis kui selle ostmine tuli ette, siis meil oli selge teadmine, et me nagu öeldakse, me läheme ostame selle just püha vaimu juhtimise põhjal. Me läksime sellesse, alguses tegime väikse uuringu umbes, missugused masinad on müügis, selles hinnaklassis ja mis oli sobilik ja me juba tookord, kui me vaatasime sellel auto müügiportaalis, me nägime seda autot ja me mõlemad teadsime Kaiga, see on see, mis me peaksime minema ostma. Polnud teda isegi nagu isiklikult näinud. Aga mina jällegi natukene oma mõistusel lasin ka seda asja veel kohati juhtima, et ma läksin, vaatasin veel ühte sarnast ja ühte teist sarnast, aga ikka siuksed, et sa läksid sinna uksest sisse, vaatasid korra peale ja läksid uksest välja. Sest sa said aru, et see ei ole see masin nagu nii. Ja mitte ainult oli isegi välimuselt näha juba, et midagi oli korrast ära või mitte kõige paremas seisus. Ja siis, kui me selle masina juurde jõudsime, see müügi mingi plats oli ja astusime sinna nii-öelda juurde sellele inimesele ja see ütles, et siis istume sisse, teeme ühe väikse proovisõidu ja ma sõitsin taga vist sealt platsilt niimoodi välja, tegin umbes 50 ringi ratast ja keerasin sinna platsile sisse tagasi ja ütlesin, et me võtame. Mehe suu oli, ta ei osanud sellega midagi peale hakata, mis asja me niimoodi ostate autot või? Et kas me nüüd ei lähe äkki veel sinna sellesse kohta ja tee seda analüüsi ja teste ja ei pane neid asju juhtmeid külge ja ei vaata kõiki asju. Me ütlesime, et jah, me võtame. Me isegi ei saa nii kiiresti neid asju kohe teile korraldada. Siis organiseerisid meile mingi ajutise numbri sellele autole peale ja andsid selle tol hetkel isegi istumise alla. Ja sõitsime sellega sealt isegi välja, aga hiljem sai kõik paberid alles tehtud mingi järgmisel päeval. Aga just seesama nüüd ja meil ei olnud selle masinaga kuni
tema lõpuni põhimõtteliselt mingisugune suuri tõsiseid probleeme üldse ei olnudki. Ta funktsioneeris, toimis kogu aeg korralt. Eks muidugi pidevalt on asju vaja teha, sa pead hoolitsema masina eest. Aga miks pärast? Sest püha vaim omab seda informatsiooni, kuidas see töötab. Tal ei kadunud enam pidurid kuidagi mingisugusel eluliselt olulisel hetkel ära või tal ei juhtunud mingisugused asju või sellel Hondal, millest ma rääkisin, sellel olid augud ka radikas, kus me sõitsime ühel, paha ei ole neid asju rääkida, ma arvan, ühel korral mingi öisel ajal kuskilt ühest laagrist, kus ma olin jutlustamas, hakkasime koju sõitma ja see radikas jooksis tühjaks, meil oli nii-öelda mingisuguse kanistriga oli, võtsime maanteekraavist vett ja valasime ka pealt sisse, aga see tuli sellest nii kiiresti sealt välja, et see oli ohtlik juba sõita selle autoga. Nii et siis ma olin kuskilt tarkust kuulnud ja sain sealt kuskilt ühtede inimeste käest natukene leiba ja tegin selle tatiga märjaks ja panin selle radikas olevate aukude ette, see kivistub ja kõvastub ära selle augu ees. Nüüd see on ajutine meetod ära seda püsivalt kasutada tänapäeval, eks ju. Aga kuskilt ma ei seda kuulnud ja see töötas isegi. Ja me saime valasime siis jälle vett peale ja nii-öelda veekanister oli kaasas ja sõitsime edasi ja saime ikkagi lõpuks koju selle autoga. Nüüd selliseid asju Jumal ei taha, et sul peab olema selliseid kogemusi. Amen. Kuidas sa saad ära hoida? Olles juhitud pühast vaimust, ehk sul on tarkus. Amen. Nüüd meil igaühel meist võib olla mingeid teistsuguseid tobedaid kogemusi, aga see on sama just, et me õpime seda, et on keegi, kes on targem, kui meie oleme. Ta teab midagi ette, ta näeb ette asju ja sul on põhjust nende oluliste valikute juures kõigepealt kuulata. Mis ma peaksin tegema? Kas ma peaksin tegema? Amen? Vahest mõned inimesed isegi näiteks, toome ühe teise teema siia sisse, on mõtlemas, et nad tahaksid kellegi abielluda ja saavad kellegi inimesega kokku ja tundub nii tore ja nii armas ja nii ilus inimene ja emotsionaalne side juba tekib. Aga see ei ole kõige olulisem element. Mis Jumal ütleb selle asja kohta. Nüüd mõni ütleb, et aga miks ma ei võiks siis selle inimesega abielluda? Nüüd iva ei ole selles, et Jumal ütleb sind keelata või midagi heast ilma jätta, vaid tema näeb kaugemale ette ja teab, mis selles asjas ootab, kui me teeme vale valiku ja õiged otsuseid ei tee selle asja suhtes. Ta hoiab meid tegelikult probleemidest lihtsalt. Amen. Ja see ongi see, Jumala plaan on alati kõige parem ja kõige turvalisem asi. Et jälgid seda rahu oma südames. Amen. Ja küll Jumal juhib sind õigesse kohta, õige inimese juurde ja õigel ajal ja õiges hetkes. Amen. Ja see on asi, mis me ei pea olema, nagu öeldakse tohutu hüsteerias selle asja pärast. Jumal teab ja Jumal on tema plaanid ja tema eesmärgid ja ta oskab need asjad sulle paika panna. See on sama, et sa võid rahus lasta Jumala vaimul ennast juhtida. Amen. Kiitus Jumalale. Lähme Apostlite 16.6. Me räägime Jumala tarkusest ja kuidas seda saada. Tegelikult me räägime püha vaimu juhtimisest väga palju, saaks öelda. Aga see ongi üks põhiline viis, kuidas sa seda saad. Apostlite 16.6. Ja siin ta räägib siis, Paulus on selles kontekstis väga oluline inimene siin tegelikult. Ja ütleb, ja nemad käisid läbi Früügia ja Galaatia maa, sest püha vaim oli neid keelanud sõna rääkimast Aasias. Jõudes Müüsiani üritasid nad matkata Bitüüniasse, kuid Jeesuse vaim ei lasknud neid mitte. Siis nad läksid mööda Müüsiast ja tulid alla Troasse. Ja Paulus nägi öösel nägemuse, Makedoonia mees seisis ja palus teda ning ütles, tule alla Makedooniasse ja aita meid. Kui seda nägemust tuli näinud, siis me püüdsime kohe välja minna Makedooniasse ja me olime julged selles, et issand meid oli kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Nüüd siin me näeme erinevad situatsioonid ja siin ta kasutab ühes kohas väljendit, et püha vaim keelas neid ja siis me näeme, siin on, ta ütleb, et ta näeb seda nägemust ja siis Paulus ütleb, et me peaksime sinna nüüd minema, et oli kindel, et me peaksime sinna minema. Nüüd tänu Jumalale meil on üllataval kombel olemas üks kirjakoht, mis sellest samast loost räägib ja Paulus räägib sellest uuesti, aga hoopis teises situatsioonis ja see on 2. Korintlastele 2. peatükk ja 12. salm. Nüüd, kuidas me aru saame, et ta räägib sellest samast situatsioonist, kui sa vaatad nende linnade külastamise või nende kohtade külastamise, on need linnad, mis iganes siis, nende kohtade külastamise järjekorda, siis sa avastad, siin on täpselt see sama järjekord.
Ja see ei saa olla juhus, vaid see on ilmselgelt selle sama situatsiooni kirjeldus. Aga nüüd ta ütleb midagi muud siin selle asja suures. Ütleb, aga kui ma tulin Troasse kuulutama Kristuse evangeeliumi ja mulle oli uks avatud issandas, kas sa märkad? Troa. Ehk siis me nägime eelnevas nimekirjas, kus me olime, mul on sama paralleelselt Apostli 16 ka lahti ja seal see 8. salmi lõpp ütles ja tulid alla Troasse. Kas pole nii? Ja siis ütleb, ja Paulus nägi öösel nägemuse. Ja me näeme, Makedoonia mees ilmub tule nägemuses ja kutsub, tule aita meid. Ja nüüd selle sama kohta Paulus ütleb siis selles 2. Korintlastele 2:12 ja 13. Ta ütleb, et ma ei leidnud ma siiski mitte rahu oma vaimus, sest ma ei kohanud oma venda Tiitust. Ma jätsin nad siis Jumalaga ja läksin Makedooniasse. Kas sa märkad? Niisiis, ta on Troas, ta jätab siin selles kontekstis rääkima ta isegi selle, et ta nägi nägemust. Aga ta ütleb, et ta ei leidnud rahu oma vaimus ja ta läks Makedooniasse. Nüüd me näeme, lisaks sellele, et ta nägi nägemuse, tal oli üks teine juhtimine, selle nimi oli, mis asi? Tal ei olnud rahu vaimus, et ta peaks sellesse kohta jääma, kus ta oli, vaid ta peab minema kuskile mujale edasi. Nüüd seesama, me peame aru saama, et ka Jumal tahab meid ka juhtida, kui me oleme liikumas, seesama kõigil sinu teedel. Nüüd siin see on siis niinimetatud vaimulikus kontekstis. Ehk siis ta on vaimuliku Jumala riigi tööd tegemas. Nüüd Jumal tahab sind juhtida kõigis asjades, mis sa iganes teed. On see isegi sinu tööga seotud, on see inimsuhetega seotud, on see väga paljude erinevate asjadega seotud. Täpselt samamoodi tahab sind juhtida. Amen. Mismoodi? Sa leiad kas oma vaimus rahu või sa ei leia seda. Selle järgi sa tead, kas sa peaksid sinna minema või sa ei peaks sinna minema. Amen. Nüüd Paulus oli sellest juhitud ja kõige huvitavam selle juures on ka veel see, et kogu see meeskond, kes nemaga oli kaasas, nemad läksid ka sellega kaasa. Niisiis, Paulus oli, kuigi tal oli nägemus sinna juures, aga selle oli kinnitusena ka, mis asi, tunnistus tema südames või teadmine tema südames. Üks asi ka, kui sul on ka üleloomulikke kogemusi, nüüd sul võib olla, minul ajast Jumal on andnud ka, ma olen nimetanud neid vahest mininägemusteks, kus Jumal on mulle ajast midagi näidanud, mingi konkreetse pildi mingist asjast ja ma olen äkki teadnud, see asi on, mis Jumal tahab teha või see on see, mis Jumal on plaanis. Nüüd, sul ei pea tingimata sellist asja olema, aga kui sa peaks isegi nägema midagi sellist või Jumal andma, või inimene jääb üleloomulikult Jumala poolt antud unenäo, mitte mingisuguse lihtsalt mingisuguse veidra asja, vaid Jumalast antud unenäo, siis see ei ole sinu põhiline juhtimine, vaid sinu põhiline juhtimine on see, mis on sinu südames. Nüüd, kui me küsime seda sama küsimust, mis on minu südames, see ongi sama, et sa teadvustad teda kõigil oma teedel. Mis on sinu südames? Vahest inimesed küsivad, et pastor, kuule, mis ma peaksin selles olukorras tegema? Siis vahest ma ütlen talle, aga mis sa tunned oma südames? See ongi tema vastus. Ja see on hea vastus tegelikult, ma ei ütle talle igalt, mis ta peaks tegema, vaid ma ütlen talle koha, kus ta selle informatsiooni võib saada. Sina võid samamoodi teada oma südames, mis sa peaksid tegema. Amen. Amen. Kiitus Jumala. Niisiis, ta ei leidnud rahu oma vaimus. Läheme Apostlite 27. Need on head kirjakohad ja me peame neid läbi käima. Ja 9. salm. Apostlite 27:9. Nüüd, Paulus on siin selles situatsioonis, ta on isegi nagu vangina nende laeva peal. Aga ta on koos Jumalaga käimas ja tal on informatsioon, mida nagu nendel inimestel ei ole. Aga sa märkad, kuidas ta seda sõnastab? 27:9. Aga kui palju aega oli kulunud ja laevasõit juba läks kardetavaks ja ka paastuaeg oli möödunud, hoiatas Paulus neid ning ütles, mehed, ma näen.
Nüüd see sõna on päris huvitav, erinevad tõlked kasutavad seda erinevalt, tõlgivad. Üks tõlge näiteks tõlgib ka selle ma tunnetan. Nüüd see sõna näen selles situatsioonis ei viita sellele, et ta nägi nägemust, vaid see räägib just sellest samast vaimulikust tunnetamisest, vaimulikust teadmisest tema südames. Et ta ei näinud midagi väga suurejoonelist, midagi taolist. Tal oli lihtsalt üks tunnetamine või üks tunnistus tema südames. Ja mis see oli? Et laevasõit ähvardab tuua raskusi ja suurt hädaohtu mitte ainult koormale ja laevale, vaid ka meie elule. Ja me näeme, tal on üsna selge informatsioon ka, mis sealt nii-öelda võib tulla. Tegelikult me saame aru, siin on tegelikult ka vaimuanniga selle asja juures, mis on Piibli järgi on see tarkuse sõna vaimuand tegelikult. Ja see ongi just, mis tulevikus ootab, kui on see suund, mis me nii-öelda liigume. Nüüd me näeme kahjuks, nad eirasid seda juhtimist. Nüüd hiljem, kui nad satuvad väga tõsisesse olukorda ja nad on aru saanud, et kuule, selle mehel on mingisugust informatsiooni, mida meie ei oma, siis nad kuulavad teda. Aga siis oli, nagu öeldakse, mingis mõttes hilja, nad küll ise jäid ellu, aga kogu see kõik läks nii-öelda hävis. Kogu laev ja kogu see last, kõik hävis. Ja see oli nii-öelda materiaalne kahju neile päris parasjagu. Miks? Sest nad ei kuulanud seda, mis oli inimesel, kes oli joos Jumalaga käimas tema südames. Amen. Nüüd sina pead ka jälgima ja vahest me võime nii-öelda kannatada päris suurt kahju oma elus, kui me ei järgi seda, mis on meie südames. Nüüd kiitus Jumalale, kui isegi elus on midagi sellist juhtunud, Jumal on see, kes on armuline, tahab taastada, tahab üles ehitada, kui me oleme teinud valesid valikuid. Nii, me ei saa öelda, et kõik me oleme ideaalselt oma elus asju teinud. Amen. Aga sa ei pea olema nagu hukkamõistu all nende asjade pärast ja süütunde all, aga sa võid täna öelda, et Jumal, ma tahan kuulata, mis on sinul öelda. Ma tahan olla targem, kui ma kunagi varem olin. Ma tahan teha õigeid valikuid, kui ma varem ei osanud neid õigeid valikuid teha. Ma tänan, et sul on midagi head minu jaoks sellegi poolest ikkagi valmis pandud. Amen. Ja nüüd nad nii-öelda tol hetkel ei kuulanud. Hiljem nad lõpuks kuulasid Paulust, aga nad tulid sellest eluga siiski välja. Kiitus Jumalale. Nii, vaatame veel ja lähme õpetussõnade 20 ja 5. Nüüd siin on üks praktiline asi, mis on minu jaoks ka tegelikult olnud üks väga hea asi ja ma soovitan sul seda ka oma usus üles õhutada. See on just ka, me räägime just ka võõrastes keeltes palvest ja ka sellest elemendist, viisist, kuidas seda tarkust ka ammutada oma südamest esile. Ja siin ta ütleb õpetussõnade 20 ja 5. Nõu on mehe südames nagu sügav vesi, aga arukas mees oskab seda ammutada. Nüüd ma loen sulle selle laindud tõlkes selle sama salmi. Ta ütleb niimoodi. Plaan, motiiv, tark nõuanne mehe südames on nagu vesi sügavas kaevus, aga mõistlik arusaaja mees tõmbab selle välja. Nüüd, kui sa oled natukene, ütleme, veidikene vanema põlvkonna inimene, kõik võib-olla nooremad ei ole sellega isegi kokku puutunud, aga võib-olla oled kuskil, ma ei tea, muuseumis või Rocca al Mares või kuskil näinud. Olid tolle kunagi kaevud. Mina tean, ütleme, sellist tüüpi just, mis ei olnud mitte kooguga, vaid mis olid just selle, millel oli siis see kett oli seal siis selle sama kaevu selle, ma ei tea, kuidas neid asjandusi kõiki nimetakse, vändaga nii-öelda väntasid ja põhimõtteliselt seal oli see ämber oli selle keti otsas või vahest ka nööri, kuidas iganes. Ja nüüd selle kaevu, mul oli suur auk ja sul oli seal näha, seal põhjas oli vesi. Ja nüüd sa viskasid selle ämbri, kett oli seal küljes, sinna kaevu põhja ja lasid selle vändaga selle süsteemis alla, kuni ta jõudis lõpuks sinna kaevu põhja see ämber. Ja nüüd ta vajus sinna vee sisse ja nüüd sa väntasid selle üles ja sa tõstsid selle pangetäie vett välja sealt. Nüüd võib-olla on sul seda praktilist kogemust kunagi olnud. Minul on olnud küll. Mul endal päris ei ole isiklikult, majas ei ole päris elanud, aga ma olen siiski niisugust kaevu saanud mõnes situatsioonis kasutada isegi nõukogude aja lõpus. Ikkagi mõnes üksikutes kohtades oli niisugused asju veel järgi. Nüüd ta võrdleb mida? Sellega, et see sama tarkus, ehk siis see nõuanne, see sama praktiline juhis, see, mis Jumala vaim on sulle ütlemas, see on sinu südames. See on olemas juba.
Püha vaim on sinu sees ja sul on olemas see jumalik tarkus, seesama Jumala poolt antud tarkus, see nõuanne on sinu südames olemas juba praegu. Aga sul on vaja, nagu öeldakse, nagu sellest samast kaevust, sul on välja vaja see ammutada. Amen. Paneme ühe teise kirjakoha veel siia juurde. Ja see on 1. Korintlastele 14:2. Ma panen ühe teise teema siia juurde ja ma usun, et see ei ole üldse meelevaldne seda just niimoodi vaadata. Ta ütleb, sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale. Sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi. Nii, kui sina räägid võõrastes keeltes, on see siis palve või on see siis ka teatud asjade välja rääkimine. Nüüd mul ei ole aega sellega nii tehniliselt tegutseda, aga Piibel räägib tegelikult võõrastes keeltes palumisest, rääkimisest ja laulmisest. Nüüd see võib olla väga erinevatel viisidel väljendatud. Palumine on see, et sul on konkreetsed asjad, mida sa palud Jumala käest, on mõningad asjad, mis sa räägid püha vaimu inspiratsioonil välja. Ja need võivad olla kas siis ehituseks, julgustuseks või need võivad olla isegi asjad ka, mis Jumal tahab kindlasti, et sa tõlgitseksid ka ja need võivad olla midagi, nõuanne võib tulla sealt esile nii-öelda. Ja samas ka palve kaudu sa kageli palud asju, mis on vaja ja see näitabki seda, mis Jumal tahab teha tegelikult. Nii. Ja nüüd vaatame, paneme ühe kirjakoha juurde veel siia. Tegelikult, enne kui me lähme veel, ma loen sulle selle sama eelmise kirjakoha lainud tõlkes, sest see on päris huvitav. 1. Korintlast 14:2 ta ütleb, sest see, kes räägib tundmatus keeles, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista ega taba tema tähendusi, kuna ta püha vaimus kõneleb salajasi tõdesid ja varjatud asju, mis ei ole arusaamisele ilmsed. Ma ütlen seda viimast fraasi uuesti. Et siis ta pühas vaimus kõneleb salajasi tõdesid ja varjatud asju, mis ei ole arusaamisele ilmsed. Nii et siis on üks üleloomulik informatsioon, tarkus, juhised, nõuanded, Jumala plaan. Sa räägid seda välja nüüd äkki selles võõras keeles. Aga nüüd on see sama, et su mõistus ei saa sellest aru. Nüüd tänu Jumal on selleks ka lahenduse andnud 1. Korintlastele 14:13. Ütleb niimoodi. Seepärast, kes keeltega räägib, palugu Jumalat, et ta võiks ka tõlgitseda. Sest kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Nüüd see on 14. peatükk on vahetevahel mõndade inimeste jaoks päris keeruliseks osutunud. Aga kui sa vaatad järjest seda konteksti, mismoodi asju räägib, siis see läheb sinu jaoks palju rohkem lahti, kui räägib võõrastest keeltest. Ta ütleb, et kui ma keeltega räägin, kui keegi keeltega räägib, siis ta palugu Jumalat, et ta võiks ka tõlgitseda. Ja nüüd ta hakkab lahti selgitama, kuidas see näeb välja või missuguses kontekstis see tõlgitsemine siis tuleb esile. Ta ütleb, kui ma keeltega rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim. Tähendab seda, et mu vaimust tulevad asjad esile, aga mu mõistus on viljatu, mu mõistus ei saa sellest aru. Nii, siis ta ütleb, et mida siis teha selles olukorras? Ma tahan palvetada vaimus ehk siis võõrastes keeltes ja ma tahan palvetada ka mõistusega. Kas sa märkad, ta räägib palvetamisest vaimus kõigepealt ehk siis räägib mõistusega palvetamisest. Mismoodi see praktikas näeb välja? Sa palud võõrastes keeltes selle asja välja või räägid selle asja välja ja nüüd seesama palvetan mõistusega ongi tegelikult selle tõlgitsus. Ehk siis praktikas on seesama, kas või isegi palvekoosolekul, me palume mingi aja võõrastes keeltes ja nüüd sa otsustad rääkida oma emakeeles ja see on selle sama eelneva tõlgitsus. Pane tähele, mitte tõlge. Need on kaks eri asja. Tõlge on see, kui nagu üritatakse üks ühele anda selle asja, räägitud asja sõnast inimesele arusaadavasse keelde siis tõlget. Tõlgitsus on see, et see annab edasi selle asja sisu või selle asja nii-öelda põhiolemuse. Ja samamoodi ka sina võid paluda, sa palud mingisuguse asja eest ja nüüd sa räägid oma emakeeles selle asja välja. Ja mis sa teed tegelikult? Jumal laseb oma plaani sul paluda.
hoia oma kõrvad nagu öeldakse lahti selle juures, sageli sa palud välja just selle, mis Jumal tahab, et nüüd saaks tehtud, mismoodi see asi võiks nii-öelda lahendatud saada, mis on Jumala eesmärk. Näiteks isegi meil on siin omal palvekoosolekul olnud, ma olen päris sageli saanud ka isegi teemasid, mis ma peaksin koguduses jagama ja õpetama, paludes koguduse eest. Mismoodi? Sageli ma palun, et Jumal anna seda ja nüüd, et neil tuleks arusaamine ja see tuleb just tõlgitsuse kaudu sellest asjast ja sellest teemast. Kui see on teema, ma pean õpetama seda, et neil võiks tulla see arusaamine. Ja sellisel kombel sageli ma mitmed teemad saanud just paludes need asjad välja. Nüüd samamoodi ka sina võid paluda saladused esile. Näiteks Richard Roberts räägib sellest, kuidas Oral Roberts, kes on kunagi juba tänasel päeval juba taevas, väga nii-öelda Jumal võimsalt kasutas seda just tervendusteenistuses ja kus Jumal lasi tal ülikooli ehitada. Mitte nüüd selles mõttes isiklikult tingimata, aga just, et ta oli selle asja taga ja tal oli tegelikult ainult üks maalapp, või see ei olnud väike küll, parasjagu arvestatav suur maatükk oli olemas, aga ei olnud ei raha, ei olnud ülikooli, ei olnud inimesi, ei olnud mitte midagi. Aga Jumal ütles talle, mine ja hakka paluma selle asja eest ja just ka võõrastes keeltes. Ja ta läks sellesse samasse kohta, selle maa tüki peale ja hakkas paluma need asju esile. Ja ta hakkas palus võõrastes keeltes ja siis ta tõlgitses seda ja palus esile selle sama, mismoodi see hoone peaks välja nägema, missugune hoone see peaks olema, mismoodi kogu see õppesüsteemid ja asjad hakkavad toimima, kus kohast rahad peavad tulema ja edasi. Ja ta palus selle asja esile, paludes võõrastes keeltes ja seda tõlgitsedes. Ja see ei toimunud nii-öelda ühe õhtuga kohe, see oli mitmeid paljusid kordi, kus ta tuli taas jälle sinna tagasi, jällegi hakkas paluma võõrastes keeltes ja hakkas seda tõlgitsema. Nüüd samamoodi, ka sina võid välja paluda väga olulisi saladusi oma elu jaoks just selle läbi, et sa tõlgitsed seda, mis Jumal laseb sul paluda. Nüüd, mismoodi see praktikas hakkab välja? Usu läbi käib see asi. Nüüd, üks asi ma igaks juhuks selgitan, ma loodan, et ma ei lähe iga keeruliseks, aga sa pead mõttega kaasas üritama olla. Piibel räägib 2 erinevast situatsioonist, kus võõraid keeli kasutatakse. Üks hea võrdpilt, mis mulle meeldib, ma olen selle kunagi laenanud tulebaks meelde. Tervendusjutlustajad Charles ja Francis Hunterid. Nemad kasutasid seda võrdpilti. See ei ole otseselt üks ühele piiblis, aga see annab väga hästi hea pildi sellest, kuidas vaimuannid ja võõrad keeled nii-öelda toimivad. Esimene viis, kuidas võõrad keeli kasutatakse, on see, kus taevas räägib maaga. See tähendab seda, et ütleme, kas koosoleku kontekstis või mingis muus situatsioonis tuleb võõrastes keeltes sõnum. See, kelle kaudu tuleb, see räägib selle võõrastes keeltes välja ja nüüd kas see sama inimene või ka keegi teine inimene tõlgitseb selle sõnumi ja see on inimestele ehituseks, julgustuseks, kinnituseks. See on siis taevas rääkis maaga. Nüüd teine variant on see, kus maa räägib taevaga. Ehk siis sina räägid võõrastes keeltes, palud midagi, kuulutada asja välja võõrastes keeltes ja nüüd nagu öeldakse, ja Piibel ütleb, et sina räägid võõrastes keeltes ja inimesed ei pruugi sellest aru saada ja taevas kuuleb seda. Ja sellele ei pruugi alati olla tõlgitsust avalikus mõttes teiste jaoks, aga see on nüüd see koht, millest me räägime, kus sa siiski võid neid võõraid keeli tõlgitseda enda jaoks. Amen. Ja saada selle tõlgitsuse sellest, mis sa oled palumas ja nii-öelda on see siis konkreetse ühe fraasi kaupa, on see mingisuguse mõtte kaupa, aga et sa harjutad seda oma isiklikus palveelus, ma lähen palvetama, ära ole liiga masinlik ja karismaatik, kes on harjutanud kohe, hakkame palvetama, plaksti lükkad võõrad keeled peale ja ei midagi. Ei, Jumal tahab, et sa võiksid ka seda tõlgitseda, mida sa palud. See ei pea jääma ainult sellesse kohta. Nüüd otsi need kirjakohad ise ka välja, et sa võiksid selles usus sellest kinni haarata. See kirjakoht ei ole kirjutatud ainult jutlustajatele või ainult Oral Robertsile või kellegi taolisele inimesele. See on kõigile meile kirjutatud need asjad. Et palugu, et ta võiks ka tõlgitseda ja ta ei räägi siin praegu sellest vaimuannist, vaid ta räägib tegelikult võõrastes keeltes rääkimisest ja palumisest ja kuidas sa võid need saladused välja rääkida ja neid tõlgitseda. Ma loen seda veel edasi, vaata uuesti, siin ta selgitab lahti. Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka mõistusega. Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda ka mõistusega. See näeb siit, siin on ka, kus Jumal võib anda sulle ühe laulu
Ja see ei pea olema isegi siuke, mis me oleme meile kõigile laulmiseks, see on midagi sina isiklikult nii-öelda selles oma isiklikus ajas Jumala ees oled. Ja sa laulad võõrastes keeltes välja selle ja nüüd Jumal annab sulle ka võõrastes keeltele tõlgitsusele laulule. Me oleme liiga vähe selles võib-olla ka isegi liikunud ja õhutanud. Ka see on, mida Jumal tahaks, et me vahest teeksime. Kus me laulame võõrastes keeltes midagi välja ja nüüd me laulame ka tõlgitsuse sellele asjale. Ja see võib olla Jumala kiitus, Jumala tänu erineval viisil. Okei. Siin ta ütleb siis, kui sa teed tänupalvet vaimus, kuidas see, kes võhiku kohal seisab, sinu tänu peale saab öelda aamen. Ta ju ei tea, mida sa ütled, sest sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita. Me näeme, siis ta õhutab seda, et need keeled, mida me kasutame, sellel peaks tulema ka tõlgitsus sellele kaasa ja sellel peaks, nagu öeldakse, ka teisi ehitama ja samas ka see peaks meie enda vastu rääkima. See on üks viis, kuidas sa võid ka konkreetselt seda tarkust ammutada oma südamest. Amen. On see sama, et kui sul on mingisugune teema või ala, mis vajab lahendust, sul on vaja tarkust, sul on vaja nõuannet, mida ma peaksin tegema. Mine võta ja mine palu selle asja eest. Ja mitte ära jää sellesse tasemesse, sa lihtsalt palud, vaid palu võõrastes keeltes ja las Jumala vaim laseb sul paluda need asjad välja. Amen. Ja vahest võib tulla üks fraas või üks mõte, kirjuta need asjad üles. Sa ütled, aga ma võin ju vahest ka eksida. Nüüd küll Jumal sind õpetab. Amen. Ja kui sa kuskil kohas nii-öelda panid mööda, jäta see sinna paika, mine edasi ja kasva selles asjas. Nad hakkad pihta saama nendele asjale, mis Jumal on sinu jaoks valmis pandud. Amen. Niisiis, Jumal tahab meid juhtida. Ja nagu millega ma alustasin, kui Jeesus rääkis ka Kenneth Haginit, ütles, et kui sa õpid olema pühast vaimust juhitud, ma teen sind rikkaks. Ja muuseas ta ei ütelnud seda ainult Kenneth Haginile. Sest muidu ta ei oleks lasknud seda meilegi seda edasi ütleda, sest Jumal ei tee vahet isikute vahel. Amen. Kui sa õpid olema pühast vaimust juhitud, Jumal saab sind juhtida hämmastavatesse kohtadesse, tegema hämmastavaid asju, tõesti tohutud asju, mis võib-olla võib tunduda absurdsena. Amen. Kuidas see üldse võimalik on, aga Jumal saab sind juhtida nendesse kohtadesse, kus sa oled õigel ajal õiges kohas. Amen. Ja vaete vahel see lihtsalt on niivõrd oluline, et sa pead olema selles õiges kohas ja õigel ajal ja seal on midagi Jumal sinu jaoks valmis pandud. Amen. Ja kus sa tead seda? Sul on rahu lihtsalt südames. Sul on tunnistus. Seda ma peaksin tegema. Sinna ma peaksin minema. See on see oluline asi, mis ma peaksin tegema. Aga see on asi, seda ma ei peaks tegema. Sinna mul pole asja. Amen. Ja see on jälgi seda juhtumist ja selle taga ongi tarkus. Ja see ongi see, mis toob su elus ka esile edu. Amen. Kiitus Jumala. Palvetame sind. Isa, ma tänan sind. Ma tänan su sõna eest, mis on meile ehituseks ja õhutuseks. Isa, ma palun ka, et igal inimesel võiks olla üks selge ilmutus sellest, kuidas olla pühast vaimust juhitud. Kuidas ka praktikas tõesti paluda need salajased asjad välja. Ja see püha vaimu juhtimine võiks tulla enda elus esile konkreetsetes olukordades, konkreetsetes situatsioonides, et nad teaksid asjade ajastust, nad teaksid asjade hetki ja alistuks ka lihtsalt oma enda egole või lihtsalt mingisugustele tujudele või inimeste tahtmistele, inimeste meeldivustele või mille iganes asjadele, mis nende üritavad lükata või tõmmata, vaid nad otsustaksid tõesti teha, Isa, sinu tahtmist, sinu plaanide järgi teha. Ja teha nende asjade järgi, mis sina oled nende jaoks valmis panda. Isa, sul on hea edu, sul jaoks on meie jaoks soosing valmis pandud. Need on asjad meie jaoks valmis ja see tarkus on meie südames juba olemas. Isa, et me usu läbi õpiksime ammutama seda tarkust esile. Ammutama sellest kaevust ja tõmbama välja selle tarkuse, mis sina oled pannud sinna sisse ja et see tuleb esile meie elus, eluolukordades, tööasjades, inimsuhetes, kus iganes meil on seda vaja. Isa, ma tänan sind sinu tarkuse eest. Ja selle tarkuse tõttu me oskame elust minna läbi võidukalt, rahus, rõõmuga, nähes, kuidas asjad, mis on meie jaoks valmis pannud, kuidas need asjad saavad reaalsuseks ja tulevad esile just õigel ajal, õiges kohas ja me ei pea olema ei muredes, ei stressis ega hirmu ega segaduse all, vaid lihtsalt me astume rahus, samm-sammult järgmise asja juurde ja sinu tahe voolab esile, sinu tahe tuleb esile.
Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Tänu su, Isa. Joosep, kas sa läheks mängiks isegi süntesaatori? Ma usun, et me peame lihtsalt võtma aega, et anda pühal vaimul ka teha meie seas tööd. Nüüd, võib-olla sul on mingi konkreetne küsimused, mis on õhus. Need asjad sa pead võla oma isiklikus ajas Jumala ette minema ja rääkima nendest asjadest ja võtma aega selleks, et paluda need salajased asjad esile. Just selles mõttes ka vastused neile asjadele esile. Aga väga oluline on ka see just, et me ei korutaks kogu aeg, ma ei tea ja ma ei mõista ja ma ei kuule Jumala häält. See on väga oluline, et sa muudad selle tunnistuse. Kui see on sinu nõrkus olnud, et sa oled tahtnud rohkem rääkida seda uskmatust või negatiivset või seda oma kogemust välja, hakka rääkima, mida Jumala sõna ütleb. Ma kuulen Jumala häält, ma tunnen ära tema juhtimise, ma tean, püha vaim juhatab mind, ma tunnen ära selle tunnistuse, ma tean, mis ta on minu vastu rääkimas. Halleluuja. Oste se qua, mostre se poartinetres te. Sambre kelo fore distre, sömi arkendra, qua prisestöse fro, rabekul trynes tesineia, boakrende portödores tesi preia, rongre, tyso olekresi freise preieete standre, ivi keldrestre noa. See teekond, mis sa lähed ja mida sa käid oma elus, ei pea olema raske. See ei pea olema üks tohutu piin ja vaev. Vaid see, mis mina olen sinu jaoks valmis pannud, on kerge ja lihtne. Kui sa õpid minuga koos käima, kui sa õpid minu sõnas käima, kuidas sa õpid seda? Võttes selle sõna, mõeldes selle üle ja seda rakendades. Ja sa näed, kuidas iga mõistmine, iga arusaamine tuleb aina selgemini sinu elus esile. Ja sa võid tunda oma elust rõõmu. Ja aastate viisi, kui sa vaatad tagasi asjade peale, mis sa tegid minu sõna järgiles ja minu plaani järgiles, sa võid tunda rõõmu ja olla rahul sellest. Ja ühel päeval ootab sind ees mitte ainult lihtsalt rahulolu, vaid taevane tasu, kus Jeesus isiklikult võib sulle öelda, sa hea ja ustav sulane. Sa tegid just neid asju, mis mina sul käskisin ja sa olid nendes asjades ustav. Ja nüüd sul on tasu ootamas. Halleluuja. Halleluuja. Taevas on meil ootamas ühed kroonid. Aga need on, mis põhjal need antakse? Selle põhjal, et me oleme ustavad olnud ja teinud seda, mis Jumal on meil käskinud. Muuseas, Piibel räägib sellest, et meil praegu on üks kroon peas. Mis kohas? See räägib õigsuse kroonist. See on see, kuhu sina oled pandud vaimulikult positsiooni ja valitsema siin selles elus. Aga taevas on veel ootamas sind. Tasu. Amen. Halleluuja. Kiitus, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus, Isa. Kas laulame lihtsalt, sa võid ka koha peal olla, sa ei pea isegi tingimata tõustma, aga lihtsalt laula oma südamest esile võõrastes keeltes seda kiitust ja tänu Jumalale, just sa saad sellel samal voolul, sellel taevasel voolul voolata, et sa õpid seda nagu öeldakse järgima. Halleluuja. Tõsenua krederest, iva kaaredest, randerest, tõsepa, abregelteniste, zekvapalt riiderest, enrotetofua kredesti, simua quatrelere ponderest, oakrebele troderest, tene, angretest ödrepa, krendest ödertoa, introvider kederest, io qua prederet ondret, omi quatredereste, sacre vider tedereste,
arm, see valitseb ja valdab mind. Su arm on see, mis hoiab mind õigel teel. Ja sinuga koos ma võin teada, mis teha, mis suunas liikuda, mis valikuid teha. Sinuga koos ma võin olla julge ja kindel, sest sa ei hülga, sa ei jäta mind maha. Sa oled mu kõrval igal päeval ja igal hetkel. Seepärast tee, mis ma käin, on sinu tee, sest sinul on häid asju pandud valmis minu jaoks. Häid asju on rohkesti valmis pandud mu jaoks. Ja seepärast ma võin käia sinuga koos igal päeval ja teada, et sa juhid mind õigele rajale, sest su sõna on mu jalale lambiks ja valguseks minu jalgteel. Sinu sõna on see, mis juhatab mind tarku otsuseid tegema, õigeid otsuseid tegema, õigeid valikuid tegema. Halleluuja, halleluuja. Jumal ei ole see, kes juhib sind hirmu kaudu. Mis asi on hirm? Hirm on see, et ma ei tea, mis tuleb, ma ei tea, mis saab, kus ma saan, kuidas ma saan. See on tegelikult mure olemus isegi. See ei ole Jumal, kes seda välja pakub. Sest Jumal ütleb, et tema peab hoolt sinu eest. Tema hoolitseb sinu eest. Tema täidab sinu vajadused. Selles situatsioonis, kui on probleemid või isegi muret või hirmu pakutakse sulle, siis ütle lihtsalt julgelt, tema on minu abimees. Tema ei hülga mind ega tema ei jäta mind maha ja ma võin seda julgesti ütelda. Tema ei hülga ega ei jäta mind maha. Tema hoolitseb minu eest. Midagi head on mind ees ootamas. Jumalal on vägevad asjad minu jaoks valmis pandud. Ja inimesed vahest usuvad ja räägivad ja mõtetes keerelda seda negatiivseid asju ja vaata vahel ka mõtlevad kogu aeg selle peale, mida neil ei ole ja mida neil veel ei ole kätte saanud ja miks ei ole veel see juhtunud. Räägi ja mõtle sellele, mis Jumalal on sinu jaoks pandud valmis. Räägi seda lõpptulemust juba enne, kui sa seda näed ja seda tulemust, enne, kui sa seda tunned. Amen. Mul tuli üks kirjakoht meelde, ma otsin selle üles ja mul on see siin isegi märkmetes olemas. See on üsna huvitav kirjakoht, võib-olla mõned meist ei ole seda väga palju kasutanud, aga see on Jesaja raamatu 46. peatüki 9. salm ütleb niimoodi. Tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud. Kes ütleb, minu nõu läheb korda, ma teen kõik, mis ma tahan. Piibel ütleb, et peaksime olema Jumala sarnased ja me peame algusest, täna kui meil seda lõpptulemust veel ei ole, kuulutama seda lõppu juba ette. Sellepärast me ütleme, et Jeesuse haavade vermete läbi ma olen terveks saanud siis, kui on valud, siis, kui on haigused, siis, kui on diagnoos, siis me ütleme ja me räägime seda lõppu. Amen. Siis, kui ei ole rahasid, siis, kui ei ole seda ja teist ja kolmandat, siis me räägime seda lõppu, ütleme, et Jumal on rohkem kui küllaldane. Mul on kõike rohkesti. Amen. Siis, kui sa oled võib-olla emotsionaalselt täiesti liimist lahti ja võib-olla segaduses ja hirmu ja rahutuse all isegi need unded on, siis sa ütled, aga Jumal on andnud mulle rahu. Ja tema rahu on see, mis hoiab minu südame ja mõtted Kristuses, Jeesuses. Ja ma ei räägi seda tunnet, vaid ma ütlen seda, mida Jumal on ütelnud. Amen. Ja sa räägid seda sama lõpptulemust keset seda, kui sa ei näe ja kui sa ei tunne ja kui sul seda ei ole. Amen. Ja see on väga oluline, et me õpime seda tegema. See on Jumala tarkus tegelikult. Amen. Ja see on see, mis sind pöörab sellest olukorrast välja lihtsalt see, et sa ei räägi kogu aeg seda negatiivset, ei räägi seda, mida ei ole ja mida ei jagu ja mida ei ole piisavalt ja mis on mis iganes. Meil on vaja kõigile seda kindlasti harjutada, aga me õpime rääkima seda lõpptulemust. Seda lõpptulemust juba algusest. Ja Jumal on seda kogu aeg teinud. Jumal on kogu aeg seda teinud. Halleluuja. Kiitus su isa.
kiitus, isa. Halleluuja. Jumal on hea. Amen. Meil on üks oluline asi täna veel teha. Kas me lapsed on ka siinpool juba kõik või ei ole veel? Kas kutsume nad siia, keda veel ei ole? On kõik siin juba, ei ole? Ma ei teagi. Meil on mitmed praegu ära. Aga me võtame leiva murdmisest osa ja see on Jumala sõnas väga oluline asi, mis on paika pandud. Amen. Kui Jeesus seda rääkis isiklikult oma jüngritele, me näeme hiljem ka Paulus seda rääkis ka kogudusele ja ta ütleb seda, et see on midagi sellist, mis on meile antud. See ei ole lihtsalt üks ilus traditsioon, vaid see on need kaks elementi. See on siis Jeesuse veri, mis on meie eest valatud, milles on sulle pattuse andestus, samas ka milles on tervenemine ja Jeesuse ihu, mis on sinu eest murtud, mis räägib sellest, et me oleme osa sellest ihust. Igaüks, kui sa võtad selle ühe tüki, sa oled osa sellest tervikust kui ihust. Ja ta ütleb, et me tuletaksime meelde tegelikult seda, mis Jeesus on teinud, me mäletame, kui Piibel kasutab sõnaga mälestame, ta rohkem tuletab just meelde seda, et me peame seda meeles. Amen. Et see ei ole lihtsalt see mälestamise hetk, mis on traditsioonis, kus tuleb lihtsalt vaikselt pea langetada ja midagi taolist. See ei ole see, vaid see on meeles pidamine, meelde tuletamine. Amen. Ja see on oluline, et me võtame sellest osa, meil on see leping ja kes on ka ülekannet vaatamas, ma loodan, et tal on endal ka need asjad juba valmis seal pandud. Meil on mitmed inimesed, kes sellisel kombel võtavad ka sellest osa. See distants ei ole probleemiks. Amen. Tulge nendega ette ja palume Jumala õnnistust nende üle. Tõuseme kõik ühiselt üles ka. Ja kui ma sellest osa võtan, pane see võib-olla suuremasse plaani, et see nagu näha on ka, inimesed saavad kaasas olla selle asjaga. Halleluuja. Isa, sina oled paika pannud selle ja Jeesus, sina ütlesid meile, et me tuletaksime meelde seda, mis sina oled teinud, andnud oma elu meie eest. Isa, ma nüüd palun sinu õnnistust selle leiva ja selle viinamarja mahla üle ja ka iga inimese üle, kes sellest osa võtavad Jeesuse nimel. Amen. Ja võta see endale kätte, see topsik ja see tükikene seda leiba ja jää siis ootama mõne hetke. Võtame sellest siis ühiselt osa Jeesuse nimel. Isa, ma tänan sind selle lepingu eest. Meile kuulub tervis. Meile kuulub taevale varustus. Isa, ma tänan sind, et me võime elada täisväärtuslikku elu pikaealiseks ja teostada sinu tahet.
tänu sulle, Isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Aamen. Kiitus Jumalale. Aga pane need topsid või ulata need kokku. Aga mõne hetke pärast koguneme siis sinna toidulaua ümber